99 päeva, ma olen piisavalt kaua elanud. Aga tegelikkuses see areng, demokraatia areng kodaniku tasemel on toimunud 8 aastaga hüppega kiirusel. Ja riik kui demokraatlik asutus on jäänud arengust maha. Rahvas on ees ära liikunud. Ja mida rohkem on seda jõuga surumist, seda rohkem ma näen, et tekib just seda kodaniku liikumist juurde. Täpselt. Vaata need samad tuuliku teemad nüüd on ju, kaevandamised ja nii edasi. No ega inimestel, nagu sa ütlesid, et nad on ka nii nagu nurka surutud, ega sa võitle või sure. Ega siin sisuliselt, mis sa seal tuuliku all, kuidas sa seal elad? Või näiteks nagu Nursipalus, kui kavas on ikkagi, et hakkame teil üle peade pommitama, teravmoonaga, rahu ajal üle tsiviilelanike pead, eks ole. Ja kui sa saad aru, et see Euroopas, et me olemegi ainsad lollikesed, kellele tahetakse seda teha, kas sa siis oled sellega nõus või sa siis mõtled, et see ei lähe mitte või nagu see loodus, mis seal toimub. Kui sa iga päev seal elad, mis sul üle jääb? Kui sul järjest hullemaks läheb, su elutingimused on ju. Jah, täpselt. Ja mis mina nagu arvan, et näiteks isiklikult peaministril võtta on näiteks sihtmärgiks praegu arutelus, siis temal on korter, elab seal. Okei, laseme tal vetsu õhku. See on tema maailm. See pisike korter on tema maailm. Aga maainimesel on terve Eesti. Temal on see piirkond nagu suurem, laiem. Aga kui sul on see pisike korter, on ainult sinu maailm, see, mida sa kaitsed, on ju. Siis tekibki see lihtne on otsustada, et ma näen ametnikul põhiprobleem on see, et nende maailm on nende töökoht, nende korteripind ja niimoodi see kõigub. Mõnedel on ka mingi maamaja. Ei, ta ei tule. Et minu jaoks ongi see nagu kummaline, et nad ei saa aru, et miks inimesed vastu seisavad, sest nende maailm on nii kitsas. See on üks asi, mida ma olen nagu täheldanud, et nad kaitsevad oma keskkonda küll, jah, aga kohe, kui teine inimene ligimene ei huvita, aga meil siin vaatan nüüd seda kaarti, et see on nüüd see roosa ja see pruunimjoon, et see on nüüd see kaart, see on nüüd kilomeeter on siis koos selle pruuni ja roosaga on see metsapuhver, mis peaks alles jääma. Vahepeal on siis pool kilomeetrit, eks ju, see eredam ja tumedamaga koos on kilomeeter, nii nagu on öeldud, et see metsapuhver peaks säilima. Halvasti on näha, aga natuke näha, paremini ei saanud nagu teha. Seal all on näha niisugused tumedamad alad ja siis heledamad. Aga vaadake need heledamad alad, mis seal nüüd niimoodi, kui te vaatate, need heledamad alad on lagedaks raiutud. See on see koht, kus pidi olema mets, et see müra ei tuleks, aga need on lagedaks raiutud. Ja need rohekad või kollakas-rohelised alad, need on need kutsualad, sihtmärgi alad, et praegu on ainult see üks parempoolne ülemine, mis on neil ametlikult kasutuses. Eks nad lõhkamisi teevad mujal, aga seal on nüüd see, kus nad tulistavad, aga nüüd need ülejäänud on sihtmärgi alad ja nüüd vaadake siia Valga tee poole ja sinna üles, sinna Utsali küla poole ja Lääne poole, kui kolm lõhkeala siis juurde, sihtmärgi ala. Ja see tähendab ju, et kõik see mürgised, mis iganes sisaldavad need mürsud ja see lõhkeaine neil, see ju kõik jääb sinna maapinda igavesest ajast igavesti, seal on kontrollitud põletamised neil, mis nad teevad. Et kui palju see asi siis nüüd laieneb ja mis see teeb põhjaveele, seda isegi ei ole käsitletud selles ametlikus siis selles hindamises, seda täielikult ignoreeritakse. Just kui mõju ei oleks, aga kuidas saab olla, et mõju ei ole. Ja siis samast sellest alast läheb läbi kraavid lähevad, seal on see Mustjõgi, see läheb ju alla Koiva jõkke, et mis seal toimuma hakkab ja mis tegelikult praegugi toimub, et ma ei tea, ega neid ei olegi neid veeproove vist polegi tehtud ka praegu. Ei ole uuritud, jah. Ja seal on nende oranžide kõrval, vaata, on selle musta viirutusega alad. Need on veel eraldi nagu laskealad või need on siis... tulistavad.
ja seal isegi arendusprogrammis, harjutusvälja arendusprogramm, selline dokument, seal on öeldud, et laskealadel peab olema ka säilitama metsa 50 kuni 90%, ei. Jah, oli. 50 oli, suur protsent oli. Oli küll, jah. Numbrites ma pean praegu eksida. Ma ei mäleta ka. Aga ma tahtsin nagu seda öelda, et... Kas äkki oligi 90? Ei. Et sealt on võetud mets seal samamoodi raiutakse. Et kolmandiku metsa peaks seal, pool kuni kolmandiku peaks alles hoidma. Aga tegelikult on võetud sinna, näiteks viimane uudis ongi see, et võeti sinna peale metsateatisi circa sinna piirkonda kuskil 78 hektarile raadamised ja meie siis sekkusime, võtsime kohtult, taotlesime esmase õiguskaitse, et kohus meile selle praegu andis ja ma käisin eelmine nädal seal kontrollimas, et seal nagu need metsi hävitama ei ole läinud. Ja kus juures sellega on veel tore lugu selline, et seal, kus nad võtsid nüüd see 78 hektarit, nad ise on rehkendanud 81, mina ei tea, mis nad siis on rehkendanud või rehkendamata jätnud, aga nad juba enne hõiskasid kohe ajalehes, RKIK siis meie ajakirjandus Postimehes oli siis uudis, et RKIK alustab selle laskeväljal alustab nende raadamistöödega, nagu see oleks nüüd, nagu olekski kõik otsustatud ja tohutu tore uudis, et näete, me ikka teeme. Ja siis keegi seda uudist ei kajastanud, et 2 päeva hiljem, et sõbrad, tutkite teete, et kohustes esialgse õiguskaitse midagi te ei tee. Ja ajaliselt ma vaatasin näiteks see sama ajakirjanik, kes selle uudise kirjutas, ma võtsin temaga ühendust, küsisin, et kus sa selle info said? RKIK-ist saadeti. Ja kui vaadata metsateatiste kinnitamise kellaaega ja uudise avaldamise kellaaega ja kui ta ütles, et ta sai paar tundi varem selle info RKIK-ist, siis põhimõtteliselt oli see uudis nagu ennem valmis kirjutatud. Et kuidas saab RKIK eeldada, et Keskkonnaamet kinnitab need load, need metsateatised. Et seda enam, et tegemist on sellise erilise olukorraga, kus Keskkonnaamet peaks läbi analüüsima kõik need 2 väga pikka Nursipaluga seotud dokumenti ja sellest lähtuvalt tegema otsuse, kas lubada neid raieid või mitte lubada. Et näiteks seal on nagu nii palju nüansse, mida tegelikult Keskkonnaamet peaks arvestama, aga nad üldse ei vaatagi neid. Et lihtsalt kinnitatakse ära ja pressiteade juba valmis ja pressiteade ka kohe ilmub, eks ole, et nüüd me teeme, eks ole. Oma kindlad ajakirjanikud, kes juba lasevad nagu meediasse selle info ära jällegi, see on ka vaat selline psühholoogiline surve on ju, et meie peame siis jälle kohalikele selgitama või inimesed helistavad mulle ja küsivad, et mis nüüd toimub või mis saab, aga Aga seda uudist ei ole, et näete sõbrad, see on seisma pandud, me Facebookis saame seda. Oma kanaleid pidi saame jagada, et selles mõttes kutsun kõik üles, et kes nagu ütleme pärast seda videot ka või salvestust vaatavad, et jagage looduskaitseühenduste informatsiooni, sest väga keeruline on saada neid ajalehe veergudele seda uudist. Ja sotsiaalmeedias. Ja ma vast räägin siin ütlen ka inimestele, et pole vast rääkinud või kes Facebookis vaatas, et me seal korraga rääkisime, et näiteks see tuulikulugu, et ajakirjanik Erik Moora, kes oli endine Ekspressi peatoimetaja, 2 aastat tagasi tema suundus keskkonnaärisse. Nad tegid oma firma, eks ole. Nii, nüüd, mis see oli, siis pole kuud aega tagasi, kui me lugesime see tuulepargi lugu, eks ole, Ekspressis kõik, kuidas on kõik salasobingud ja kõik inimesed ongi putinistid ja mingi ülesassitatud ja need aktivistid käivad. Moora tekkis küsimus, kellena ta siis esineb. Seal ei olnud vähimatki vihjet, et kas ta tekkis küsimus, kas ta on tulnud Ekspressi tagasi tööle, kes tema siis on, seda ei olnud. Ja ainult Facebookis vaatasin siis tausta, sain postitada, mis on tegelikult skandaali enne kuulmatu. Moora on tegelikult ühes keskkonnafirmas, on tema kommunikatsioonispetsialist keskkonnafirmas ja tegelikult ta teebki PR-i neile tuulikumeestele ja teeb, kuna ta on olnud kunagi see Ekspressi ajakirjanik, eks ju, mis on justkui, tuleb võib-olla inimesed, esineb ajakirjanikuna. Aga tegelikult, kes sa oled ja kuna nüüd see info läks avalikuks, siis nüüd, kui
ta tegi koos selle Lainega nüüd mingit ülevaadet, noh siis oli juba, on ta vahepeal siis Delfisse tööle võetud. Aga näiteks tolle loo puhul oleks pidanud olema ja ega ka praegu peaks olema kindlasti märgitud, et inimene lisaks sellele, et hea küll, ta on Delfis, tema on lisaks keskkonnaärimees. Ta on keskkonnafirmas töötab ja töötab kommunikatsioonispetsialistina. Nii et seega, mis sa teed, see on niisugune nagu kõlvatu äri või kõlvatu tegevus. Sest sa kasutad oma positsiooni ära. Niisugune asi on tegelikult lubamatu ja see peaks igal pool juures olema ja mingist objektiivsest ajakirjandusest ei saagi rääkida. Et tegelikult sa ajad oma raha ja mammona taga ja sa nüüd manipuleerid siin avaliku arvamusega. See ei ole objektiivne arvamus. Ja see on nagu läbi ju, jah. Ati, mis sa arvad sellest? Ma peaks ütlema, et meie vabariik on läinud suure hurraaga demokraatia poolele ja nüüd me kolinal kukume tagasi, sest mõned inimesed on jõukaks saanud. See meedia tegevus, ma isiklikult olen Postimehele ülitänulik, kes ainukese meediaasutusena jäi sõltumatult neutraalseks. Nüüd ridaradu pidi on hakanud teised ka natukene näitama üles ikkagi vaba ajakirjanduse taset, aga kas võib vaadata seda olukorda, et see on meeletult suur roheala. 20 aasta pärast, kui looduskaitse on edukas ühiskonnas ja me oleme ühiskondlikult aru saanud, mis asi on looduskeskkond ja väärtus, siis tõenäoliselt vaadatakse kogu sellele Nursipalu polügoonile otsa niimoodi, et mida Eesti sõjavägi tegi. Me oleme olukorras, kus me ei mõista, mis asi on loodusväärtus. Mind isiklikult väga tugevalt häirib ka see, et Eesti sõjavägi ei julge välja ütelda, et toimiv ökosüsteem on Eesti kõige suurem riigikaitse. See, kuidas me ehitame RMK-teesid ja ka Nursipalu seda looduskeskkonda hävitama, et kasutati ära hirmufooni lootuses, et kuna Venemaa on kohe naaber, siis saame sinna teha suure harjutusväljaku läbimõtlematult, mida see kaasa toob Eesti julgeolekule, just Lõuna-Eesti inimeste tunnete näol, et mina isiklikult noore mehena 2 aastat tagasi oli niimoodi, et ma olin kohe valmis surema riigi nimel. Praegu on juba niimoodi, et Michali nimel ei tahaks nagu väga, aga kuna mul on lapsed ja kõik see, siis ma ikkagi, kui vajadus tekib, siis ma lähen, aga mitte enam sellise sisetundega, mis mul 2 aastat tagasi oli, sest ma tunnen, et riik kaob jalge alt. Ma olen Eesti Vabariigi kodanik ja ma tahan tunda ennast võrdväärsena, et minu soov loodust hoida oleks ühiskonnas kandepinda ka Toompeale. Et kui suhtumine on see, mul ei ole kunagi meelest ära, kuidas härra Pomerants Toompeal lasi akna alla, mets läheb ahju, tõmbas akna üles tagasi. Kuidas ta sõitis oma uhke masinaga mu jalge ette ja lasi akna alla. Praegu ta arendab tuulikud. Vaata, siukesed poliitikud, siukese suhtumisega sõjaväelased tuleb süsteemist välja süüa. Need ei ole Eesti riigi huvides väljas. Me vajame mõistvat lahendust. Nursipalu on järjekordne riigikäkk. Nojah, ja see on Nursipalu, aga ka muu poliitikas. Just hiljaaegu üks muu asjaga seoses rääkisin ühe keskealised inimesed, ettevõtte Võrus päris edukalt toimetavad, päris korralik ettevõtjad ja mees ütleb, et ta on olnud eluaeg Reformierakonna valija, ütles, et nüüd ei, et see tähendab see riik. Tähendab, ta hakkas kurtma, mis siis kõik on valesti, ütles, näed, ise ka valis, mitte iialgi, ta enam seda ei vali. Ütles, et siin on kõik on niiviisi, et ta oma lastele ütleb ainult, need siis käivad, kas ma sain aru, kõrgkoolis otsapidi juba, ütles, ainult õppige hästi ja siis minema siit, minema Eestist, minema ka Euroopast. Minema, ma nagu küsin, et kui me nüüd kõik nagu laseme sinna maani, jah, võib-olla vanemana sa okei, et minema, eks ju, et lapsele siin on oht ikka taha, aga et kellel siis on selle maa ees vastutus, et kui me kõik ütleme, et minema, kas on see kellegi siis soov, et maa jääkski tühjaks või kellele mis anname.
kui me oleme siiamaani, kui me ikka ei ole ahvist arenenud kõik Viimseni ja kui me oleme siia maakamarale sündinud, siis meil võib-olla on siin mingi vastutus või kas me anname siis selle maa? Kas me lähme siis kõik minema, kuhu me siis lähme? Lõunamere saarele? Sinna ka ei võeta. Ei võeta, vaat selles ongi lugu, eks ju. Nii et ei saa ka Virumaa. Jah, just. Et kui me ikka siin oleme, siis järelikult ei saa nii vastutustundetult, vaat siis tulebki siin, et mitte ainult oma isiklik korter, vaid ka see maa ja laiemalt, eks ju, mingi terve mõistus peaks säilima, et kas me siis nüüd olemegi niisugused lohud, kes üldse seda maad ja riiki ei vääri, et mis siis oli seda laulupidu teha ja need, kui oli Tsaari Venemaal, eks ju, ja ei olnudki oma riiki, et inimesed unistasid sellest, kas ma nüüd siis... Ja mis on meie riigis väga suur probleem on see, et tehakse suur viga. Mitte mingil juhul ei olda nõus seda tagasi võtma. Ma ei tea ühtegi suurt viga projekti, kus riik oleks võtnud vastutuse ja ütelnud, et oi, jah, läks väga valesti, astume 2 sammu tagasi. Ma ei ole oma 8-aastase looduskaitsekarjääri juures seda kordagi vabatahtlikult näinud. Kohtu pressimisega jah, veel. Teine asi, mis mind väga sügavalt häirib, on see, et Eesti riik on väga väike. Me peame tegema lätlastega sõjaväelist väga tugevat koostööd. Lätis on väga võimas sõjaväepolukord. Lõuna-Eesti sõjaline julgeolek sõltub, kui hästi me suudame lätlastega koostööd teha. See, et meie sõjavägi, ma olen võib-olla siin natuke ülekohtune, tahab endal isikliku polügooni Lõuna-Eestisse. Kas see oli sõjaliselt ikkagi kõige paremini läbi mõeldud või oleks olnud mõistlikum panna natuke rohkem lisaraha, rääkida lätlastega paremini läbi, et me teeme edaspidi koos regulaarselt õppusi, kasutame Eesti tehnikat, kasutame Läti tehnikat ja me põimume 2 riiki omavahel kokku. Et mida rohkem me selle asja sees oleme, seda rohkem nagu minule ka nagu tundub, et tegelikult ka Kaitseväe tasandil ei ole need plaanid tegelikult niimoodi läbi arutatud. Ja. Et need on kuskil mingis kitsas ringis, mingi kitsa ringi nägemus. Et näiteks ühes Ülle-Harju artiklis kommenteeris Heremgi, et tema ei ole näiteks seda Nursipalu disaininud. Ta oli siis juht ju. Tollel hetkel. Teekoridoride laiust oli disaininud. Ja ta ei ole nagu jah, et tema ei ole seal neid teid ja asju disaininud. Tema ei teadnud seda, et kellel on see vaja probleem selles, et oli 30 meetrit ja 50 meetrit laiad teekoridorid. Ma kujutage ette, et milleks peab olema teekoridor nii lai. See on ju mets, eks ju, mis läheb. Ja nüüd, kui Herem siis ütles, et tema ei tea, seda ei saanud aru, siis oli mingi seletus, et jalustumiseks on vaja. Jalastumiseks. Jalastumine on see siis, et sõdur saaks auto pealt maha tulla, mis auto sa vajad 50 meetrit ja nagu see uus tee nüüd meil näitas, mis... Suured saapad on. Suured saapad. 50 meetrit on vaja laius. 50 meetrit osaliselt võttigi maha, et ma küsin, et kuhu see mets läheb. Kuhu see mets läheb, mis hinnaga läheb, kui palju seda metsa läheb, sest mulle tundub, et seal on ikkagi metsaprojekt taga, mitte midagi ei öelda. Ja tee tehti valmis, me oleme seda küll rääkinud, aga lühidalt, et tehti tee, seal tehti kõik looduskaitseliste eranditega, projekti ei olnud, sest kui on nüüd riigikaitseline eranditega, sest on ju vaja, meil on vaja seda ju kohe muidu tähendab, me ei saa kaitsta Eesti. Ma panen selle tee pilt, et see oli niimoodi, et see sama teekoridor, mis siin näha on paremal pool pildil, et see oligi 50 meetrit kohati lai, kohati natukene kitsam ja selle peale võeti metsateatised siis, kui ei olnud veel mingit otsust Nursipalu laiendamise kohta üldse tehtudki. Ja selle ometigi andis Keskkonnaamet loa seda metsa raiuda ja me küsisime siis dokumendi välja, et mille alusel seda tehakse, sest seal ei nähtud ette selliseid raieid RMK-l. Et mille alusel siis Keskkonnaamet kinnitas ja siis tuli meile teabenõude vastusena selline kirjandi stiilis kiri, mille oli koostanud Riigikaitse Investeeringute Keskusest Elari Kalmaru ja sinna oli kirjutatud umbes niimoodi, et kuna Ukrainas on täiemahuline sõda, siis me peame panustama oma julgeolekusse ja sellepärast on meil vaja seda trassi sinna sisse raiuda ja seda teed teha. Nii, ja tehtigi nüüd tee valmis.
tähendab, mis seal tehti kõik riigikaitselise erandina, kusjuures teele on ju väga ranged projektid, tee ei ole sul mingi, ma ei tea, puur, eks ju. Projekti ei olnud, seal geoteed hoiatas need geoloogiline alus, seal on 17 meetrit alt turvast, eks ju, et seal ei ole, et seal on väga keeruline seal üldse midagi rajada, kõik tehti mingi Rõuge jõe kaldakeeluvööndisse, kõik riigikaitseliste eranditega, kus ei tohi ehitada. Keskkonnaamet andis load, ühesõnaga tee tehti valmis. Tee sai valmis siis läinud suvel, kuskil suve lõpupoole, aga teda nagu päris kasutusse ei olegi antud, sest kohe, kui ta nagu valmis sai, siis oli probleem, mida oligi arvata, mida me ütlesime ette ja sild ongi kohtusse antud. Mis siis juhtus? Tee hakkas läänetama, vajuma nii nagu Vene ajal need Igi-Kersale rajatud. Tähendab, vot selline on see sild, sealt peate siis silla äärest, mis on need seal toru läbi, seal kõik see äär on ka vajunud, see otse väärt ja nüüd on hange välja kuulutatud, kevadel võetakse sild lahti, sest see ei kanna, see läheb remonti ja palun, Kaitseministeerium ütleb, et tähendab, tahab anda, ongi juba paberid vahetatud, Transpordiamet, palun võtke tee üle, meil ei olegi seda vaja, meil ei ole seda vaja. Algul oli, et Ukraina sõda, meil on väga vaja, nüüd meil ei ole vaja, selge 60-tonnised tankid, see sild ei kanna seda, see on selge. Aga näete, tehti ja küsimus on, et nüüd kelle huvides, mis toimus ja ega Transpordiamet, too silla lugu läheb edasi, pole ka vastu võtnud, sest Transpordiametil avalikult kasutatav tee, seal peab ju olema, seal ei ole mingit seda kontrolli olnud, eks ju, ehitusjärelevalvet teatud etappides, et ega neil ei ole nii lihtne seda vastu võtta. Nii et praegu ongi üks tee. Ja kui me täna räägime nagu paberitel ja päriselus looduse kaitsest, siis näiteks mis mina olen näinud läbivalt Nursipalu puhul on see ka, et tellitakse konkreetselt töid mingit eksperdilt, aga see, kuidas seda tööd pärast kasutatakse, seda ei saa ekspert enam tagada. Ja näiteks ütleme, et näiteks konkreetselt selle teega tehti see geoloogiline alusplaan. Seal hoiatati, ekspert hoiatas korduvalt, et on tegemist ebastabiilsete pinnastega, vajuvad pinnased ja nii edasi. Et sellest hoolimata projekteeriti sinna see tee peale, rammiti 21 meetrit sügavale vaiad Rõuge jõe kaldasse, kusjuures Rõuge jõgi on Natura alusel kaitstav jõgi. Euroopa rangelt, sinna Natura võrgustikku kuulub ja seal jällegi, kuna seda Nursipalu laiendamise otsust veel ei olnud tehtud, siis tollel hetkel võeti selle silla ehitamise peale, koostati justkui keskkonnamõjude hindamine. Ekspert tegi selle töö valmis. Peale seda, kui töö oli valmistatud, muudeti projekti, suunati kraavid. Natura jõest tehti 2 poole nagu kraavid, sest muidu ei olnud võimalik sinna silda ehitada, seal oli nagu nii kõrge veetase ja osa jõest nagu suunati ümber. Ja ma käisin seal ka mingi paar nädalat tagasi vaatamas olukorda ja tegelikult ongi reaalselt osa sellest veest voolabki kraavide kaudu jõest välja. Ja Keskkonnaamet, kes andis su loa, siis ka, tähendab neil ka piinlik, eks ole, Võru ülemused, ei kuidas see saab olla, ei ole ikka, seal ongi nagu vesi, äkki ongi kraav olnud, et nad ju keeldusid siis mõõtmast, kui palju siis toda jõge on laiendatud, mis iganes, need möödunud sügisel oli nii, et mis siis üle jäi, et kutsusime Keskkonnaamet ja siis Marikaga mõõtsime need mehed. Meie mõõtsime, sest Keskkonnaamet keeldus mõõtmast jõe laiust. Ütlesid, et neil ei ole vastavaid riistapuid või mis neil ei ole. Me võtsime kodust mõõdulindi kaasa, võtsime jõe laius ära. Ja siis, Mati, mis sa arvad sellest? Minu jaoks on see täiesti naeruväärne ja mida rohkem kodanikke kuuleb, kuidas Eesti sõjavägi, kuidas riik, Keskkonnaameti asjad tegutsevad, seda vähem inimesed usuvad sellesse, et meil on asjad korras. See teeprojekt, see on täiesti absurdne. Kas mõni ametnik vastutas või? No vaat ei vastuta, nüüd ongi küsimus. Et minul Facebooki logo peal on seal Ukraina lipp põhjusega, sest ma usun vabadusse ja kõike selle. Aga kui sõjavägi ütleb mulle, et teil on seda teed vaja, Ukraina sõjavägi, siis ma ütlen, et kuule mees, tõmba uttu, et see on sul välja mõeldud vabandus, see ei aita julgeolekuliselt kaasa. Et
mis on minu meelest riigi kõige suurem probleem, nad ei saa aru, millega nad tegelevad. Ma olen suhelnud ka kapo ametnikega. Ma ütlen täitsa ausalt kõigile, nemad on väga mures selle koha pealt, mida mitte MTÜ-d teevad, vaid mida teevad need riik teeb. Et kui sa suhtled nende julgeolekuasutustega, kes vastutavad ja turvavad meid, nemad ei muretse mitte MTÜ-de pärast, keda ajakirjanduses kremlimeelseteks nimetatakse, vaid nad muretsevad riigiasutuste pärast. Ja ma käisin ka riigiprokuratuuris, sest ma tahtsin teada, kuidas see asutus töötab üldsegi. Ja ma pean ütlema seda, et minu kogemus seal oli selline, et mul on usk kadunud oma seadusvalikusse süsteemi, et on süsteem, kus rikkaid ei puuduta, aga vallaametnikke palun väga, anna nii palju infot, me paneme nad kõik kinni. No põhimõte oli niisugune. Et kui vallaametniku teeb midagi valesti, siis on suhteliselt lihtne prokuratuuril avaldust teha ja võtta menetluse. Ja, aga kui ma hakkasin uurima väga kõrgete riigiametnike kohta, tõin näiteid, siis oli teisel pool lauda oli vaikus. Kui ma rääkisin vallaametnikest, siis nad selgitasid, mida ma pean otsima, kuidas tegema, kõike see. Kui ma viisin jälle juttu kas või RMK kõrge juhtkonna või nende asjade peale, et kuna ma tegin RMK suhtes prokuratuuriga avalduse, siis oli jälle vaikus. Ma nägin psühholoogiliselt ära, kus jookseb prokuratuuris toiduahel, mis mind teeb väga murelikuks. Meie riigis ei saa asjad niimoodi käia, et mingid väga kõrged ametnikud on puutumatud. Sõjaväes ei tohi see niimoodi käia. Et Eesti riigi julgeolek sõltub sellest, kui hästi ja kui demokraatlikult on see juhitud. Ma näen kogu aeg puudusi, aga ma ei näe, et meie valitsus tegeleks puuduste likvideerimisega. Ainuüksi see, mida Michal siin on kilganud, et ettevõtjate puhul pärast tuleb Keskkonnaamet kinni enam-vähem panna või ära koristada need ametid. See ei lahenda probleemi, see teeb asja hullemaks. Ja mida ma tõesti kardan, on see, et kui lõpuks Kirsa teiselt poolt riiki astub meie maa peale, siis Tallinnas on järjekord, lennujaamas on järjekord, aga Narvas vastuseisvaid mehi on käputäis. Ja siis on just need inimesed, kes päriselt ka seisavad oma maa eest praegu. Seisavad ka siis. Mina usun seda nii. Ma ei tea, mis te arvate. Kui siin valitsus tegutseb rahvale vastu, siis ei ole neid. No, näiteks see sama tee, ega siis lugu sellega ei lõpe. Oma tee ehitasid midagi, miljonid keerati, lihtsalt mina ei tea, turbasse sohu tehti käkk on selle nimi. Ja nüüd nad võtavad, aga ega siis teed on neil vaja ju. Ja mis siis praegu on? Taotlevad seda, kus meil see suvel oleme sõitnud, see Vabaduse tee, Nursi Sõmerpalu tee, riigikaitseliseks teeks kinni panna. Korralikult ehitatud projekti järgi tee, paneme kinni, täielikult suleme. Aga mis see tähendab? See tähendab, seal on vähemalt, mis seal oleks 4 talu, kellel ei ole üldse väljapääsu teed. Mis siis neilt võetakse? Kodud võetakse ära, mis inimene teeb, kui ta ei pääse kodust välja. Sellest ei ole räägitud, aga see läheb ju, ma ei tea, kas need inimesed isegi teavad. Ja ei pruugi teada, sest ega nad ju teada ei anna. Nad ei anna ja siis ühel hetkel ongi, et ostame teie, peame jälle laienema, eks ole, teie kodud kuuluvad ka nüüd likvideerimisele, et kui selline asja ajamine on. Hallo riik. Nad peaks tegema kohalikul tasemel koostööd. Riik peaks olema, ma olen näinud ise oma silmaga, kuidas üteldakse, nendega meie koostööd ei tee. Need on terroristid enam-vähem. Kohe nii öeldi või? No mitte päris niimoodi, aga see sõnum oli väga selge, et ja mina, kes ma olin nagu 3. osapool, mul oli niimoodi, et oot, kas te nagu reaalselt mõistate, ilma nende inimesteta ei saa arendada seal piirkonnas mitte midagi. Kui te lükkate kohalikud elanikud kõrvale, siis tuleb praak. See tee on ehtne praak. No just. Et mina tahaks, et riik oleks võimeline rohkem kohaliku kogukondadega suhtlema. Et jah, seda me oleme ju teinud väga palju, oleme sellest parem ka rääkinud, oleme teinud palju neid ettepanekuid ja märgukirju ja mitte miski
ei mõju. Et nii palju mõjus, et võib-olla mina näen küll, et tänu sellele, et MTÜ on nii palju lärmi teinud sellel teemal, siis KIK leidis kuskilt raha nii-öelda ära osta kohalikud vallad. Ja mina näen küll, et tänu sellele, et ikkagi MTÜ hakkas nagu vastu, siis prooviti läbi omavalitsuste kuidagi seda vaigistada, et anti siis see 10 miljonit jagati siis ära nende kohalike omavalitsuste vahel ja siis oli see meede, mis oli 500 000, millest justkui inimesed pidid saama siis aknaid, aga selle kohta on eraldi saade, sellest ei taha väga pikalt rääkida, et tegelikkus oli see, et ainult 2% seal piirkonnas nendest inimestest üldse sai seda toetust. No see on täielik absurdsus. Ja ega too aken ka ju lõpuks ei aita, aga 2%, kes jäävad 4 kilomeetri raadiusse. Et see on selline vaigistamise... Ega siis 4 kilomeetrit ei pane seda müra, kui sa metsad raiud maha, siis see 4 kilomeetrit ei ole ju mingi piir, eks ju, aga ka sellest 4 kilomeetrist, mille nad on ise võtnud, millele muide ei ole ka mingit teaduslikku seletust, siis ma olen küsinud, kas on mingi teaduslik, on mingid uuringud, miks on 2 ja 4 kilomeetrit see niisugune vöönd neil tehtud, ei ole lihtsalt suvaliselt. Meie kõige, kuidas see oli see Vene, kõige Venemaa ise valitseja, meie tõmbame siit joone, eks ole, meie ütleme, et on 2 kilomeetrit või 4, eks ole, ja teie nüüd siis. See ära ostmine oli isegi, meil Kuremäe külaselts sai ka mingi, ma tea, 4000 või palju seal oli, sinna arvatu raha tegelikult. Aga tegelikult on sellega juba ära ostetud. Mitu kilomeetrit muidu selle trassi pikkus on nagu sellised? 10 kilomeetrit oli too. Jah, see tee. Ja praegu on see Nursipalu alast ju täielikult välja jäetud. No võtkegi endale rahvas avalikult kasutatavaks teeks palun. Et kas see on nagu hullumeelselt, et algul meil on vaja Ukrainas seda, meil on koorikirjand, ilma selleta me ei saa riigikaitselised erandid. Ja nüüd palun, meil ei ole seda vaja võtke. Ja tõesti mitte keegi nagu kohtlased. Kohtlased ei saa ju riigikaitset arendada. Et Mati, aga mis sa arvad, miks nad neid metsamüügipabereid tagantjärgi vormistasid? Kui nad mingi korraliku käki kokku keerasid, siis põhimõtteliselt ei tohiks neid tagantjärgi vormistada. Ja ma olen ka kuulnud lugusid, kus RMK väidab, et tema uusi kuivenduskraave ei tee. Aga nende teedega ta teeb siis kõrvale kraavid, mis juriidiliselt ei ole kuivendamine. Aga seal on üks probleem. Alati jääb mingi jupp peakraavist puudu. Ja siis see tõmmatakse kas ebaseaduslikult või kuidagi niimoodi sisse ja siis tagantjärgi vormistatakse, kui kisa läheb liiga suureks, siis vormistatakse mingid paberid. Kus on riigiasutuse järelevalve silmad? Pole neid. Ja mis mind hämmastab, Balti keti ajal Leedust Eestini 2 miljonit inimest seisid kõrvuti. Mis pagan läks valesti? Miks me ei seisa enam kõrvuti? Miks ei seisa inimesed üksteise selja kõrval? Miks on niimoodi, et ühel pool on kohalik kogukond ja vastas on siis ametnik? Kuhu mina noore inimesena ei saa aru, te võib-olla oskate selgitada mulle, mis juhtus peale Balti ketti? Sest sellest räägitakse tohutult palju, aga midagi pidi minema ühiskonnas väga valesti psühholoogiliselt, et me oleme nii lõhestunud. Et kas see raha siis tõesti, see teeprojekt või? Seal tuli tohutu materjal esiteks, mida metsatööstus ihaldas ja kõik ja see, et meil on kadunud ühtsus. Siis olid ühised huvid, nüüd on vastandlikud huvid. Nüüd 30 aastat on tehtud selle lõhestamise nimel töö. See lõhestamine on, ütleme, need erakonnad, siis lisaks sellele inimesed on ju tookord ei olnud nii palju neid pangaorje tänapäeval. Siis on see meedia teinud oma töö, ei ole sellist nagu tervet talupoja mõistust on järjest vähemaks jäänud. Nüüd on inimesed mõtlevad meelelahutuslikus vormis, sest alles oli mingi teade, et mingi suurele kontserdile välismaa artist tuleb, osteti piletid kohe ära. Aga tähendab see meelelahutus on teinud omamoodi töö ja seda
Eesti maad kui väärtust on vähe väärtust. Vabandust, et ma katkestan, aga tookord oli nagu see eesmärk, et saaks lahti Nõukogude Liidust. See oli, siis tulid miilitsad ja kõik tulid meie punkti. Aga praegu on, eks ole, et ühed tahavad Ameerikat, teised ühed tahavad Euroopat. ja ma näen ise ka seda hästi laialdast killustumist. Siin võib ka see olla, et 90-ndate algus, 80-ndate lõpp oli ikkagi, inimesed olid enam-vähem võrdsed kõik. Ei olnud nii jõukust, sellist jõukust üksikute inimeste käest, nagu on praegu nende aastate jooksul tekkinud. Siis olid inimesed võrdsemad, kõik vaatasid, kuidas saab hakkama, aidati üksteist. Aga nüüd on ikkagi, meil on ikkagi omad oligarhid, kes on oma võimuinimesed, kes on nii kaua võimu juures, kui nad tahavad, nendega ei juhtu midagi. Ja ongi see, et inimestel need, kes on oligarhid ja nii jõukaks saanud, neil on karistamatuse tunne ja teevad, mis tahavad. Ja nad ongi karistamatud, sest neil on raha, neil on võim ja nad kõik ju, need samad suurtoetajad on ju erakondadel kõigil samad. Enam-vähem, kõigil on samad toetajad. Ja nende huvides ju, ütleme nii, et nende huvides käibki. Lisaks on nende käes ka põhimõtteliselt Eesti ajakirjandus. Meedia nende käes. Seal on käputäis 2 sõrme inimesi, kes juhivad tegelikult riiki. Ja ma ikka ütleks veel siia ka, et 1990-ndatel üks väga oluline asi jäi tegemata, mis näiteks paljudes riikides siiski tehti ära, sest jah, võib-olla varanduslik, see kihistumine on nüüd nii suur, aga kes olid ikkagi juhtivad? Eesti NSV ajal juhtivad seltsimehed, kompartei tegelased. Meil neid toimikud ju ei avalikustatud. Koputajad, kes võtsid siis tegelikult, kellel oli rohkem infot, kes siis haarasid, ütleme näiteks kui majandid olid maal, kes haarasid selle sovhooside, kolhooside vara endale. Need olid ju siiski sovhooside, kolhooside juhid, partorgid, nemad ju said. Ja ma tean ka seda, et oli Ameerikast, mis oli 90-ndatel, tuli sealt, et kuidas siis seda demokraatlikku riigistruktuuri üles ehitada mingi õppepäeval. Ma ei mäleta seda, mida sa mäletad. Ühesõnaga, see on vastuvaieldamatu fakt, eks ole, ma praegu nime ei ütle. Ja nüüd, mis juhtus, inimesed tõesti vaimus arvasid, et seda tuleb televisioonis maha hõigata ja kõiki inimesi kutsuda Tallinnas kuskil hotellis see toimus. Ei hõigatud maha, ja kes siis kohale läksid, Siim Kallas oli see, kes seal oli ja need samad inimesed ja nemad nüüd saidki ka sealt toe taha, eks ole, raha, ja selle teadmise ise hakkasid tegema. Sest ega, kui magi vaatan näiteks seal maal, seal on ju kindlad need jooned, mida tollal ei teadnud, aga mis oli täpselt teada, mis agenda järgi nad talitasid. Ja nende, nad ise, nende lapsed, võtame Siim siis ja tema miljonid ja Kaja ja tähendab, see on nüüd üks näide, eks ju. Kui nõukogude ajal oli ikkagi Eesti NSV oli nii-öelda juhiti Moskvas seda, siis siin ei olnud niimoodi, et igaüks tegi, mis tahtis, oli ikkagi hirm. Sest meie olime väike ääremaa ja kui tuli midagi välja, jõudis Moskvast, et keegi siin sigatseb, siis pandi ta vangi, reaalselt pandi vangi, on ju. Aga nüüd me oleme oma riik, on ju, siin on väike kogukond, väike riik ja ongi, teeme, mis tahame. Ja see, ja sellist, Mati, sa kogu aeg siin pistad rinda selle RMK-ga, et näiteks, Imetlen Matit, ma tulingi sellepärast siia, imetlen inimest, et kuidas ta nagu jõuab ja suudab. Mina ka, Mati. Hiiumaalt oli seal kõik. Ja mul ongi praegu põlv ortoos on peal ja ravin seda praegu, et ise kibelen metsa muidugi, aga ütleme niimoodi, et mis mind nagu hämmas, mis on minu isiklik arvamus on, et milles on probleem? Mitte ükski riigiametnik ei vastuta. Mul lõpuks viskas ühe kliimaministeeriumi ametniku Meelis Seedri käitumine nii üle, et ma nõudsin lausa avalikult tema vallandamist. Muidugi sain ma ka selleks ajakirjanduslikku tuge ja veel ka Päästame Eesti Metsad MTÜ toetas seda aktsiooni ja mitmed teised veel. Et mitte midagi. Tüüp oleks keeranud kokku Eesti ühe suurima seaduse vea ja lahti ei lasta. Aga mida tegi kliimaministeerium? Tüüp oli ikka väga korraliku käki kokku keeranud. Ootas 2 kuud,
umbes. Ja siis nad lasid ta vaikselt lahti. ja. Et, et ja siis sai ka korraliku kompensatsiooni. täpselt, no põhimõtteliselt küll ja noh, et ütleme niimoodi, et kas on selline seadus, et ametnikud ei peagi vastutama? Seal on see... Põhimõtteliselt on seadusandlus olemas, mis nõuab ametnike vastutust, aga kui siis oli Keit Kasemets oli see kantsler, on ju, tema asus tema kaitseks välja, sest jumal küll, Mati Sepp nõuab, juba ainuüksi see tekitas juba Kliimaministeeriumis trots, et mitte mingil juhul me ei allu, vaata siin tekibki see konflikti koht. Ringkaitse. Ringkaitse ja see ringkaitse ei vii edasi. Mina olen väga koostööaltis, näituseks ka RMK juhatusega, Aigar Kallasega ma ei saanud üldsegi, mul oli ainult üks telefonikõne temaga ja ta ütles ei ja jah ja muud ei osanud mulle midagi ütelda. Praegune RMK juhatus, me kakleme, oleme tigedad üksteise peal, aga me kommunikeerime ja suhtleme üksteisega. Hoolimata sellest, et me oleme eri arvamusel tihtilugu, aga vähemalt toimub suhtlus diplomaatilisel tasemel. Et diplomaatia on hästi oluline ja noh, ja mina leian, et üks teine probleem on veel see, et riigiametnikud varjavad, mida nad tegelikult arvavad. Et kui riigiametnikud õpiks tegema koostööd looduskaitseühendustega, ka MTÜ meie Nursipaluga, siis asjad paraneksid mäekõrguselt. Kuidas sellest pudeli kaelast läbi pressida ennast? Ma veel ei ole suutnud välja mõelda. Et me ei ole tegelikult ju vaenlased, me oleme kõik Eesti riigi vabariigi kodanikud, aga seal on see tõke, et mul läks ikkagi aastaid RMK-ga saada mingigi tasemel suhtlus, et asjad edasi liigutataks. Ja ma ütlesin RMK juhatusele, punkt 1, mind ei ole võimalik ära osta, punkt 2, te saate aledalt peksa kogu aeg mu käest veel ja punkt 3, me lahendame RMK-s probleemid ära. Et kui teete vea, siis peate vastutama. Kui te käitute õieti, siis on hästi ja võib-olla tuleb ka vahest tunnustada seda käitumist, aga te peate kogu aeg töötama lahenduse suunas, mitte alluma metsatööstuse provokatsioonidele. See on RMK tööd ja seal me jalutame RMK juhatusega. Ja mis on huvitav, RMK kommunikatsiooni pool ei lubanud näidata RMK juhatusele seda asja. Et Marika oli ka seal koosolekul. Ja helistati, et Mati me sinna Nursipalusse seda jama juhatusele näitama ei lähe. Et jah, see pilt on konkreetselt tehtud nüüd Utsalis, kus me kutsusime Mati appi ja seal oli konkreetselt kõigepealt enne ma näitasin ühte kaarti, kus olid metsateatised ja Mati ütles ka, et ta ei ole oma elus näinud nii palju metsateatisi korraga ühes kohas, kui peale seda, kui sai teatavaks, et Nursipalu laiendama hakatakse. Ja siis RMK näeks kohe nagu sinna raiuma. Ja tegi siis juba 2022 tegi seal raieid ja siis järgmine sügis oli seal suur tuulemurd või ütleme augustis. Oli tuulemurd ja võeti veel seal metsa maha ja siis me kutsusime Mati appi, et kuule, et mis me teeme. Ja siis fikseerisime olukorra ära, sa vist tegid tookord ühe teate Keskkonnaametile. Ja nad algatasid menetluse rikkumiste tõttu, et selles mõttes, mis ma näen ka Keskkonnaameti puhul probleemi on see, et näiteks kui tavakodanik teeb Keskkonnaametisse avalduse, siis vahest inspektorid ei lähe isegi kohale. Ühel vaesel maaomanikul varastati metsa. Ta oli nii emotsionaalne, sest tal varastati just reaalselt ja Keskkonnaamet saatis ta seenele, sest ta oli nii emotsionaalne ja keegi lägi kohale. Ja siis ta pöördus ühe teise metsafirma poole, et issand jumal, riik ei tule mulle appi, mul metsa varastatakse praegu. See metsafirma ütles, saada Sepa Mati peale, usu mind, kõik jooksevad kohale. Ja ma pean ütlema, et kuna nad tõesti reaalselt varastasid, siis ma pidin ise ka, sest ma ei uskunud, et see asi üldsegi reaalselt võimalik on, et Keskkonnaamet ei lähe metsavarguse peale kohale. Ja ma sattusin otse nende varastele peale ja nende eesmärk oli mind sinna kraavi ära uputada.
Nad teadsid, et kui Mati välja pääseb metsast, et see oli mul üks ebameeldivaimaid kogemusi, aga jah, ma mäletan ka vist, kas see oli mingi üle aasta tagasi? jah, umbes jah, et ja siis Lahemaal üks tüüp varastas metsa. Hästi kirjutasin avaldusse, kiirkorras reageerida, tööd on pooleli, kõike see. Metsavaras helistab 3 päeva hiljem. Mati, ma vist jäin sulle vahele. Ma küsisin, jaa, et kas Keskkonnaamet juba tuli? Ei, sellepärast ma helistangi. et anna minu andmed Keskkonnaametile üle, et mina olin see, kes ebaseaduslikult lõikas RMK metsa. Ja ta ütles, et ta on nii õnnelik, et ta mulle vahele jäi. Et kord on majas Lahemaal. Mati vähemalt valvab. Ja minu jaoks oli niimoodi, et no see ei ole võimalik. Et aga siukene hetkel olukord ja siis veel Michal tahab kärpida Keskkonnaametit veel õhtemaks. No niimoodi ei saa neid asju ajada ja mul on siuke tunne, et nad ei saagi nagu aru, mis on probleem. Nad ei saa aru, mis asi on probleem Nursipalus. Ja minu meelest need ametnikud peaks esimese asjana aru saama, me kõik oleme eestlased. See on punkt 1. Teiseks, vaenlane on piiri taga, mitte oma teine rahvusest kodanik. Ehk me ei ole omavahel vaenlased, me võime olla eri arvamustel. Ja kolmandaks, me peame koos tegutsema, koos käima, vaatama. Praegu teie valvate Nursipalut, et seal ei korraldatakse mingisuguseid käkke ja asju. Aga need inimesed, kes neid käkke korraldavad, ma tean väga hästi, kuidas metsatööstused said oma algkapitali. Näituseks, kui RMK tegutsema hakkas, siis RMK käes on olnud alati strateegiliselt kõige võimsamad, kõige väärtuslikumad metsad. Need erastati RMK kätte ja siis lõigati seal metsa, näituseks Kase vineeripakk, RMK oma. Ja siis metsafirma lõikas samal ajal kuskil ligidal. Nemad tõid Kase paberipuu ja võtsid sealt sama koguse Kase vineeripakku ära ja niimoodi varastati RMK tühjaks. Ja see oli kõik kokku lepitud ja kõik. Ja need skeemid olid mastaapsed. Sealt tekitas metsatööstus endale ja see on jäänud nende DNA-sse sisse. Nad otsivad viise, kuidas siiamaani manipuleerida, aga nüüd on see läinud nagu viisakamaks. Aga ikkagi olukord on selles, et vähemalt üks põlvkond metsaärikaid peab vahelt ära kukkuma, et üldsegi asjad paraneks ka RMK-s. Minu esimene nõudmine Mikk Maranile oli see, et Andres Sepp tuleb lahti lasta peametsale. Ei lastud kohe lahti. Nad ikkagi hoidsid teda ja siis Andres hakkas ussitama juhatuse vastu ja keeras igasuguseid jamasid kokku. Ja lõpuks nad siis saatsid viisakalt minema. Aga oleks nad kohe kuulanud looduskaitsjaid. Ehk oleksime teinud koostööd. Vaata, RMK-s on siin need probleemid on ju. Oleks kõik see olematu olnud. See ongi, et need skeemid on, et me oleme proovinud mitut pidi, et me oleme nendega RMK juhtidega kokku saanud, oleme nendega rääkinud, on ju, et nad lubavad meile, et jaa, ei, me rohkem seal ei raiu, et tuleb jah metsapuhvrit, teeme need tööd lõpuni ära, on ju, et tuleb metsapuhvrit hoida ja siis mingi hetk ütlevad, et me ikka raiume sellepärast, et Riigikaitse Investeeringute Keskus sunnib meid. No see on absurdne. Kas RMK võibki olla survestatud nagu riigi ja teiste poolt, kellel on raha vaja lihtsalt? Ja, nad on tohutu. Neil on raha vaja ja RMK ju puidu müügiga ja sellega ju teenib ju riigile ja kellele iganes raha. See on siuke korralik seljanka supp. Ilmselt ise ka ikka seal teatud isikut saavad. Muidugi. Töötajad on juba meelestatud selliselt, et tuleb raiuda. Ja mind ikkagi huvitab, tõeliselt huvitab Keskkonnaameti roll siin, sest Keskkonnaamet peaks ka seda RMK-d siis natuke ohjeldama ja ega siis see vargus, mis sa, Mati, olid šokeeritud, et Keskkonnaamet ei tule vargusele kohale. Aga see ei ole midagi uudist. Mina võin rääkida oma isikliku loo 20 aastat tagasi. Varastati metsa, parimat palki, ma ei tea, praegu on sellist harva. 80-90-aastane, 100-aastane, korralik. Nii. Varastati
ise uurisin välja, kes organiseeris, kes lõikas, dokumendid olid, kutsusin Keskkonnaameti, et fikseerida varguse ulatus. Ja mis tegid nüüd Keskkonnaameti töötajad? 3 inimest oli. Nad muide 2 töötavad Võrus edasi. Nad, ma ei tea, eks ma olin enne ka nendega suheldes, siis nägin ette, tollal ei olnud siin, et sa võtad nuti kaasa. Et mul hakati kõigepealt rääkima, et äkki olnud metsamaa. Ja siis mul tekkis niisugune tunne, et mul peab metsaseadus endal taskus olema, kui nad tulevad, et nad väidavad, ei ole metsamaa. Ja mul tõesti oli selline tarkus, ma pean ütlema, mul oli metsaseadus paberil, oli taskus, jope taskus, novembrikuu oli, võtsin välja ja hakkasidki 3 2 meest ja 1 naine hakkasid seletama, et ei ole metsamaaga tegemist, et siin ei saagi, siin ei olegi kahju tekitatud. Ma võtsin metsaseaduse välja, lugesin neile ette, mis on metsamaa, et see on metsamaa ja sõna otseses mõttes, mina olin üksi ja mul oli suur koer oli kaasas, nemad olid 3, survestasin, et mõõdate kännud ära ja seisin ka kännu, seal ka hakkasid sokki tegema, et kahju oleks väiksem. Tollal sendib selle mõõduliidiga, eks ju, et mõõdaks kõik ära ja jätaks osa kände mõõtmata, tegime päev otsa tööd ja mõõdaks ikka ausalt ja mõned jätsidki vahele, vaat selline olukord. Ja miks neil oli seda vaja ja mis sellest loost siis sai? Tegin kindlaks, kes organiseeris selle varguse, tegin kindlaks, kes lõikas ja algatati krimmasi, aga mis sai? Pakkuge, mis sai? Nii, miks lõpetati? Sellepärast, et mina ei olnud suutnud tuvastada, milline auto viis materjali ära. Ja see, kes organiseeris varguse, ütles, aga mina ei saanud seda. Ja lõikaja ütles, aga mina ka ei saanud seda. Mul jäi ka töörahagi jäi saamata ja kuna mina ei suutnud kindlaks teha, milline auto vedas sealt ära need koormad, siis lõpetati ja prokurör sai autasu oli aasta parim prokurör. Seal on auto number peal. No keegi ei näinud ju, ei kus ta läks, kus sa võtad? Koormad kadusid. Meil on ka ümber Nursipalu nüüd tekkinud selline väike võrgustik, et kes tahab osaleda, aidata kaasa, siis andke märku. Inimesed, kes fikseerivad olukordi, pildistavad, saadavad mulle videosid, pilte, mine tea, kuna midagi vaja läheb, et täpselt, et ennast kaitsta ja seda loodust kaitsta ja inimeste kodusid. Aga ma tahtsin ühte asja veel küsida, Mati, aga kuidas selline olukord on tekkinud, et näiteks konkreetselt osad keskkonnaametnikud on sellised, et sa saadki nendelt abi, on ju. Et meil näiteks üks positiivne juhtum oli selline, et Keskkonnaameti töötaja tuli kohale, inspektor, ütleski tööde juhile, et siin tuleb raie nüüd seisma panna, sest ma ei saa lubada kaitsealuse liigi hävitamist. Ja see pandi seisma. Ja sama on teine kogemus, kus tuleb see Keskkonnaameti kohal, ütleb, et nagu see sama silla või selle jõe laiust, kui muudeti, näiteks siin on sellest silla, et siin on see pilt, on ju, et see on näha, et ta on kopa, sellega on lükatud. See pidi kõik olema, see tohi kandale minnagi, eks ole, nagu see reeglid on, eks ole. Et ta isegi keeldub fikseerimast ja ta keeldub mõõtmast. Et miks see olukord nii on, et on 2 sorti neid inspektoreid? Eetilised osad on korrumpeerunud. Ja korrumpeerunud. Et mida, need, kes on tulnud sellest 90ndate süsteemist, kus riigiametniku töö oligi võtta korruptiivset tasu. Sõber parastas metsa, oht oli vahele jätta, anti talle uued teatised ja tehti kõik tagantjärgi korda. Ma olen 37 aastat vana ja elanud eluaeg piirkonnas, kus käiski üks kinnimetsamise otsa. Aga noored, ja kui tal on veel natukene seda energiat ka ja julgust, siis nemad tõesti on lootust andev. Jah, näituseks linnurahu ajal. Keskkonnaamet 15. aprillist juunikuuni, nad teevad seda kontrolli. Ja juulikuust hakkab niimoodi, et Mati, seal on arvestarid, tee avaldus, inspektor helistab, annab mulle koordinaadid. Siis me võime minna, siis mul ei tule probleeme, kui sina teed avalduse. Ma ütlesin, et tuleb taevas appi. Sa tead, sinu töö on menetleda, aga ta kardab nii tohutult oma ülemusi. Ja ülemused on tulnud sellest 90ndate suurest pakasuhhast. Hea on see, et nad vaikselt lähevad pensionile.
Mul on olnud mõned kogemused Keskkonnaameti töötajatega. Ühega oli niimoodi, ma ütlesin, ma annan kapole üles ühe sõna veel ütleda. Siis ma suhtlesin Keskkonnaameti juhatusega, et teil on niisugune töötaja, tegi mulle niisuguse pakkumise. Mati, et ta läheb 2 kuu pärast pensionile. Ärme rikku ta karjääri ära. Ja ma ütlesin, okei, sellega ma olen nõus. Et kui ta läheb sealt minema ja ma ei riku, aga ma ütlesin, et te teadsite kogu aeg tegelikult, mis inimene teil seal süsteemis töötab. Tüüp tegi korruptiivseid tehinguid ja kuna mina hakkasin kontrollima raieid ja olin süsteemi väline, siis tüüp tegi mulle pakkumise, et Mati ei tee mingeid avalikke avaldusi või ei tee mingit paberimajandust, kui et jääb stati, vaid helistad mulle, lepime kokku oma vahel, mis on puhas korruptsioon. Ja kui Keskkonnaameti juhatus oleks ütelnud, et tüüp ei lasta, et ei lähe 2 kuu pärast pensionile, siis ma oleks ta kaapole kindlasti üles andnud. Aga ütleme niimoodi, et probleem on selles, et tuleb tegeleda nendega, kes sinna on veel jäänud on. Ja neid on oma jagu. Üks ametnik sõimas mul näo nii täis, kuidas sa julgesid avalduse teha, teil on rohehullud ja kõike see. Ma küsisin, kas sa tead ka, keda sa praegu sõimad? Ja siis ma ütlesin, mulle Mati Sepp. Ja siis hakkas tulema vabandusi. Siis hääletoon muutus. Ma ütlesin, ma teen sinu kohta ametliku avalduse. Ja tegingi tema vastu ametliku avalduse, et tema baarimees algatati sisekontrolli juurdlus. Tema baarimees ütles, et ta ei sõimanud Matit, ta ei teinud midagi. Sisekontrolli ütles, et kui Mati tegi avalduse, siis sa sõimasid. et nad peavad hakkama enda seest välja rookima. Praegu on niimoodi, et kõrgetel juhtivatel kohtadel on endised töötajad, kes on tegelenud asjadel, millega nad ei tohiks tegeleda olnud. Ja see lihtsalt jääb nende DNA-sse sisse. See on lihtsalt nii masendavalt vastik. Näituseks sa ei saanud seda peametsa ülemat ümber õpetada, sest tema on eluaeg. Ma olen näinud neid RMK töötajaid ka noortega. Jah, sa veel saad midagi moodi läbirääkimisi pidada. Aga need vanema põlvkonna inimesed, kes on harjunud 90-ndate stiilis, nad on siiamaani osaliselt nagu sellest kinni, et seal on lihtsalt muu ei aita kui töökoha vahetus. Seda nõu on meile kantud või Tiiugi vaata, sa oled öelnud mitu korda, et ega ennem see asi paremaks ei lähe, kui tulebki hakata nagu ametnike suhtes ka, kes selliseid asju teevad, algatadagi neid asju ja võtta vastutusele. Et selle poolega, vaata, me oleme kogu aeg, sina oled ka, me oleme nagu vähem, aga me kogu aeg põhimõtteliselt tegeleme ju tule kustutamisega, et me ei ole nagu selleni jõudnud, et neid ametnikke, meie MTÜ vähemalt. Küll me ikka jõuame ka. Ja küll me jõuame, aga et hakata reaalselt võtta vastutusele neid, kes selliseid asju teevad. Et sul on kogemust juba natuke rohkem. Mis mulle isiklikult meeldib, on see, et näiteks Rainer Vakra hakkas valitsusele vastu. Esimest korda ma näen, et mehel on muna. Vabandust väljenduse pärast, aga et kui need viimased inspektorid lahti lastakse. Terve Eestimaa peal on 151 inspektorit, kes valvavad jäätmemajandust, kes kütuse, jahindus, järelevalve, kalandus, metsandus. Neil ei ole, mõned sõidavad oma isiklike autodega ringi, sest neil ei ole isegi masinaparki. Rääkimata sellest, et osad ei ole füüsiliselt võimelised metsas matkama. Ma nüüd Hiiumaal saatsin, tegin avalduse 3 kilomeetrit läbi ränka maastikku. Nad löövad mu maha. Mõttes vähemalt, et kuhu kuradi kohta see Mati meid saatis. Aga probleem on selles, et Hiiumaal oleks vähemalt vaja 5 inspektorit, kes nädalas 3 korda vähemalt kammivad neid alasid läbi. Mitte niimoodi, et ootavad, kui Mati tuleb Hiiumaale kord aastas või 2 korda aastas ja käib selle nii palju läbi, kui jõuab, kirjutab üles rikkumised. Eelmine aasta ma jõutasin Hiiumaa kontorisse sisse. Plats jooksis ametnikest puhtaks. Vaene see sekretär jäi seda siis minuga sinna võitlema. Üks tüüp tuli trepist alla, keeras kohe otsa ringi, kui nägi, et Mati on siin. Et siis ma avastasin metsavarguse, mõned kohutavad raied.
niisugune niimoodi, et veekaitsevööndi tühjaks raiumised, noh, niisugune tavapärane nimekiri, läksin kirjutasin selle ja et aga see süsteem ei tohiks põhineda niimoodi, et mina otsin. See peaks olema niimoodi, et meil on noored hakkajad inspektorid, kes tahavad ja ma näen isegi seda, et omavahel inspektoritega suheldes osad tahavad, aga ülemus ütlevad neile, et näituseks üks tütarlaps, kes on väga sportlik, väga tahab loodust kaitsta. Mulle üteldi, et kui sa siia tööle tuled, siis sa ei hakka siin mingisugust sepamatit mängima või? Et noh, see ei ole, et neil on, nad mõtlevad, et on mugavam lihtsalt silm kinni pistada. Odavam on kontoris istuda. Täpselt. Kui lasta talle peab transpordi organiseerima, kütuse, auto, kõik riised, saapad, kõik, et ta läheks. Odavam on lasta tal laua taga kontoris istuda. No saapad neil on ja riided ikka, aga isegi see auto, maksabki. ei no need on olemas, aga võib-olla ülemus siis saab, ma ei tea, et saab. ja konkreetselt näiteks siinsamas silla ehitamisel, no see asi on ka nagu kohtus praegu, aga kui nüüd toimus seal veekaitsevööndis raie ja me kutsusime sinna kohalikud inspektorid kohale, läksime ise kohe sinna, kutsusime, et nüüd te peate tulema, siis nad tulid kohale ja me küsisime nagu küsimusi, et kuidas on üldse võimalik, et siin on lubatud, sest me ei olnud nagu selliseid dokumente veel nagu näinud, nagu, et mille alusel üldse lubatakse seda. Sest me teadsime, et tegemist on Natura jõega ja nii edasi. Ja siis need kaks inspektorit vaatasid üksteisele otsa, võtsid oma sellest tahvelarvutist selle lahti, vaatasid seda metsateatist, neid alusdokumente, vaatasid üksteisele otsa, muigasid omavahel tähenduslikud pilgud ja mitte midagi ei öelnud. Ja siis nad nagu lihtsalt, me fikseerime olukorra ära, et noh, see ongi, et ja mida me oleme meil märganud, et näiteks küsimus on, kes teeb lahti metsaregistri tagauksi, et ma ei tea, kas sa, Mati, oled märganud, et näiteks muutuvad andmed, et näiteks mingil hetkel, kui tehti Nursipalus trassiraiet, siis et selleks, et mitte neid, et seda kuidagi äkki siis kergemini teha, mis see eesmärk seal oli, moodustati nagu, pandi kõik need eraldised ühe koodi alla. Et muidu oleks nagu bürokraatlikumalt pidanud neid asju ajama. Moodustati nagu ühe koodi all selline üks eraldis, aga kuidas see nagu saab olla nii, et keegi läheb sinna süsteemi sisse ja muudab algandmed ära? No see andmete muutmine on väga tõsine probleem. Metsatööstus massiliselt võltsib andmeid. Metsaandmeid, et saaks lagaraieid teha või. Keskkonnaagentuuris on Eestimaa peal on üks inimene, kes seda kontrollib. Come on, nagu naljanumber on ju. Ja teie ka näete, vaata, te olete heitnud pilgu sinna, kuhu tegelikult ei tohiks vaadata või. See süsteem ennem kodaniku algatuslikku looduskaitset elas vabalt. See oli nagu ühiskonna meedia eest ära peidetud. See on see maailm. Nüüd on seda 8 aastat nagu proovitud siit ja sealt ja Postimees on nagu see lipulaev meedia poolt, kes nagu üritab seda nagu päevavalgele kiskuda igalt poolt. Aga see Postimehel on see haare hästi suur, aga see probleem on sealt seinast siiani. Aga Postimees saab näha ainult seda väikest osa, mida nad nagu suudavad lahti muukida. Et me vajame hästi tugevaid juhte. Ka Keskkonnaametis Vakrab peab minema jõulisemaks, nõudma riigilt rohkem rahastust, kõike see, mitte võtma seisukohta, et tal oma töökoht säiliks ja pugema seal. Näituseks, mis mind Vakra puhul ta oli küll kriitiline valitsuse puhul, aga ta puges Michalile ja Keit Kasemetsale, et need mehed pole milleski süüdi. Et vaata, kui sa hakkad oma nahka päästma, siis sa tegelikult ohverdad oma töötajad. Et mehed või naised, kes on juhtivatel ametipostidel, peavad julgema ka riigi seest ütlema, et nii ei saa. Mind täitsa hämmastas, kui paar sõjaväelast ütles, et nende tuulikutega, et Rootsi pani kinni, keelas ära ja siis äkitselt tekkis korraks Eesti sõjaväel munad
hakkas selle kaitseministrile vastu, et kuulge, et ei saa neid tuulikuid teha. Aga need lõigati kohe maha. Ja kohe on jälle vaikus, et me mängime siin väga ohtlikku mängu. Ainuüksi see, et RMK saab vabalt Ida-Virumaale, Lõuna-Eestisse, igale poole rajada neid teesid, ilma et kooskõlastaks seda üldsegi või oleks selle läbi mõeldud, kuidas see riigi julgeolekuliselt on nagu mõistlik. Seda poolt ei arvestata, sõjavägi ei julge midagi ütelda. Et me mängime üliohtlikku mängu ja lõpuks võib see mäng lõppeda kõigile väga halvasti. Et looduskeskkonna hoidmine on riigi julgeolekuliselt hästi oluline. Kui palju sa, Mati, seda oled näinud, et näiteks see sama Vakra, et mina näiteks olen näinud sellist asja, et oli üks dokument, kus siis küsiti, see puudutas siis Sõmerpalu-Koidula raudteala planeeringut ja raudteearenduses siis AS Eesti Raudtee küsis siis Keskkonnaametilt ette ära dokumenti selle kohta, et Natura negatiivset mõju ei ole. Ja see e-mail, ma imestan, et me selle otsa kubatasime, see oli avalikus dokumendiregistris. Ja seal oli kirjas, et kuna me teeme Militar Mobility projekti, taotleme, et tahame sealt raha küsida, siis palun väljastage meile see dokument, et Natura mõjudega on kõik korras. Ja siis vastuseks tuli selline kiri neile, et väljastati, kinnitati, seal ei kasutatud muidugi sellist sõnastust, et Natura üldse sõna sealt läbi ei käinud vastusest, aga vastuses oli, et projekt vastab, kinnitame, et projekt vastab selle CFC nõuetele, mis on siis, oli see CFC või? See Euroopa standard, mis FSC, jah, mis kinnitab, et kõik on nagu loodusmõjuga korras ja sellel oli all Vakra allkiri. Et sinna vaata, kus on vaja nagu sellise paberi jaoks, võetakse siis kõrge ametliku allkiri. Ja teine asi, mida ma olen näinud, kui nüüd tuli üks Keskkonnaameti kiri, kus toodi välja sellist päriselt tõest ja õiget infot ja juhiti probleemidele tähelepanu, siis selle kirja all ei olnud mitte ühe ametniku nimi, vaid seal oli 6 nime. Et üks inimene ei julge kirjutada alla, et selleks on 6 keskkonna inimest, kes ütlevad. Ja ma nimetan oma süsteemi ämbliku võrgustikuks. Ma tean väga palju, mis toimub riigiasutuste sees. Kui on vaja susserdada, siis läheb kohe inimesele allkiri alla. Aga kui on midagi vaja õieti neil teha, siis nad kõigepealt otsivad ametnikke, kes turvaks teda siis, kui ülemused hakkavad turjama. Et see süsteem on nii läbi lõhki halvasti korraldatud. Et meil on vaja reformi ja... Aga nad on rahaliselt seotud omavahel kõik. Et RMK finantseerib riiki ja riik finantseerib ju Keskkonnaametit. Ringiga RMK ju toetab, maksabki või eelarve, Keskkonnaameti eelarve tulebki ringiga RMK. Ja mis on nagu eriti suur probleem on see, et Kaapol ei ole ühte ametnikku, kes midagi metsandusest teaks. Ma olen Kaapol korduvalt sõimanud selle eest, et otsige lõpuks keegi, kes on võimeline metsanduskorruptsiooni nagu läbipaistvalt uurima. Et te ei saa ütelda mulle, et teil ei ole Kaapos ühtegi ametnikku, kes oskaks metsandus- ja looduskuritegevused selle valdkonnaga tegeleda. Et minu jaoks on see hämmastav. Siin on veel toole. Ja sama olukord on politseiga, et ka seal, et kuna looduskeskkond on tohutult seotud maapiirkonna äriettevõtetega. Ja kui seda ei turvata ja ei valvata, siis ongi meil korrumpeerunud probleem ja kahtlustuse kohaselt korrumpeerunud ametnikud seal Keskkonnaametis. Et põhimõtteliselt on vaja see, esimene üks väga oluline samm on see, et Kapo ja vastavad politseiasutused hakkaks põhjalikult uurima, mis toimub. Maksu- ja Tolliamet
teab väga hästi, milline petmine ja susserdamine ja maksudest kõrvale hiilimine käib metsatööstuses. Nad ei tee mitte midagi. See on nagu vaikiv kokkulepe, et see on aktsepteeritud. Et ju sealt lähevad suured summad siis riigieelarvesse. mis on kõige kummalisem, ongi see, et riik väga suurt midagi ei saa. Ei saa. Et kaudsete maksude näol küll ja põhikasum läheb. Vaata, meie ärimaksusüsteem on üles ehitatud selliselt, et kui sa võtad nagu dividende välja, on ju, siis läheb sealt mingi protsent või. Aga enamus ju väga paljud firmad OÜ-tavad. Ei võta välja. Nad ei võta välja, vaid nad võtavad küll sularahas välja, on ju. Ja siis tehakse see dokumentatsioon tagant järgi, et kes ostis uue saekaatri 10 000 või 30 000 eest. Paberimajanduse järgi on nagu kõik korras, aga sa ostad ühte seda samat saekaatrit iga aasta uuesti. See on lihtsalt või ostad seda masinat korduvalt uuesti või et tegelikult siin on see asi, et tahame näida demokraatlikud ja läbipaistvad ja et meil on väga korralik maksusüsteem ja kõike see, aga tegelikult maapiirkondades toimub ikkagi jätkuvalt korruptiivne tegevus, sest seal kehtib siiamaani põhimõte, et kes tugevam, see jääb ellu. Mina olen oma kandi kabakatele ütelnud, et kui te mulle vahele jääte näiteks röövpüügiga ja kõike see, kaasa arvatud kõik riigiametnikud, kes sellega tegelevad, siis armu te ei saa mu käest. Ma tean väga hästi, et te teete seda kõike ja ma tean neid piirivalvareid, kes tegelevad selle ebaseaduslike asjadega ja ma ütlesin, et ükskord te jääte mulle vahele. Ja siis te olete kaotanud töö, te olete kaotanud kõik ja proovige siis ütelda, et ma ei hoiatanud teid. Siin on ju proovitud päris hirmutada, aga sul need trehvid lõigati läbi ju. Ja. Said teada, kes oli ju? See on üks metsandusfirma, kes siis, mitte see, keda ma kontrollisin ja kelle suhtes menetlus algatati. Et ei olnud see, ma katsustasin alguses teda, aga on üks teine. Aga politsei on täiesti samatu. See oli omamoodi kogemus, sest mina kutsusin politsei endale appi. Appi tulid kohalikud elanikud, 2 rusked härrad valvasid, kuni politsei pidi tulema. Lõpuks politsei kuskil kell 10 öösel helistas, et meil pole vahendeid, nad on alamakstud riigi poolt ja ma olin psühholoog politseile, ise olles kannataja. Ja ma kuulasin politseiniku muret ja jagasime üksteisega muret ja siis me saime hästi sõbralikuks juba. Ta küsis, kas sa saad ikkagi kuidagi koju ja midagi seda. Ma ütlesin, küll ma leian viisi ja siis ta selgitas, miks ta ei saa tulla, et riik on meid nii õhukeseks viilinud ja Võta Mati, kas see oli siis kohalik konstaabel või kes seda siis tegeles muret? Ta ütles, et lähim ekipaas on 50 kilomeetrit. Ja me ei saa sulle appi tulla. Ma olen näinud igasugu asju ja mul on nendest politseinikest ka kahju. Nende tööülesanne on ka rohkem riigile raha teenida. Aga Neid on ikka väga väheseks jäänud, ma tean ka seda. See on ikka päris hullumeelne see. Ja kui nad teevad, siis nad teevad ainult tööd, kus on massid ja kus saab teenida midagi. Ei ole nad, neil on väljakutsed ka, aga näiteks on olnud olukordi, kus seal Põlva-Võru peale on näiteks ainult üks ekipaas. Kujutage ette Põlva-Võru maakond ja kui juhtub üks on varstus ja väljakutse tuleb, ma ei tea, mis seal on, Räpinast. No tegelikult ongi, jah. Ja kes selle taga on? Kas vabamüürlaste mafia? No ikka teadlik tegevus peab olema või kas lollus ikka saab nii suur? Ma arvan, et see on kõik see globalistid või niimoodi kutsuvad vabamüürlased. Räägime Mati nagu positiivsest poolest ka, et vaata, ühest küljest on kogu aeg nagu võitleb, sina oled võitleb nüüd 8, me oleme natuke vähem, et selle seadusetusega ja sellega, et me näeme nagu hästi palju, kui palju nagu käiakse mööda seaduste välja alasid, kui palju neid rikutakse ja nii edasi. Aga teisest küljest
milline sinu kogemus on selles, et kuidas nagu kehtivat seadust oma tegevuse kasuks nagu ära kasutada? Kuidas see nagu mängima panna enda heaks? Et on sul nagu... Sa mõtled nagu täpsusta palun? No, ma mõtlen, et mis on kasutegur? Et kuidas sa nagu saad nagu oma töös ja tegevuses toetud või millele sa toetud? Äkki nii siis? Oma töös ma toetun... Avalikustamise. See on minu elu kindlustus. Ma oleks surnud juba, kui ma ei avalikustamise. Jah. Et seda võin väga... Ja hästi palju sa peadki vist avalikustama, kui sa käid, vaat igal pool. Aga kui te olete tähele pannud, siis ma ei avalikusta kunagi metsafirmade nimes. Ja ma olen palunud ka Postimehel mitte seda teha. Sest... Siis läheb juba isiklikuks. Siis läheb isiklikuks ja see on kirst. Et seal on see habras piir, mida tuleb jälgida ja ma käisin Hiiumaal. Kohe, kui ma praamile astusin, anti väga suurele metsatööstusele teada, ringile teada, et Mati on praami peal, läheb Hiiumaale, pange vaim valmis, käituge korralikult. Ja kuidas ma seda tean? Ma pildistasin seal neid masinaid ja siis ma panin seal Facebooki ja siis mulle need pisikesed masinad väga meeldisid. Ja siis üks härra helistas, et kuule, sa pildistasin neid masinaid, mis põhjusel? Halva pärast või hea pärast? Ma ütlesin hea pärast. Et kui ma pean pildi maha võtma, et ei, nüüd ma ütlen kõigile, Matile meeldisid. Ja tead, mis naljakas on või? Kohe anti teada, et see läheb praami peale, Mati on praami peal, info liigub nagu tohutu kiirusega, et kus ma liigub, mis ma teen. Ja ma olen nendele metsameestele ülitänulik, kes mind aitavad. 2 aastat tagasi toimus mingi klõks metsatööstuse sees. Inimesed hakkasid metsatööstuse seest üles andma neid põhikurjategijaid. Et eelmise aasta linnurahu oli, kuidas ma neid arvestada otsin, on droon oma käe peal ja pluss veel siseinfo. Päris mitmed arvestari juhid ise helistasid. Mati, ma olen siin. Andsid koordinaadid, tule pane meid seisma. Sest ta ei olnud nõus neid linde tapma, kui ta oleks ülemusele ütelnud. Et ja noh, ütleme niimoodi, et see olukord on absurdselt jabur, aga samas ma näen, kuidas on tekkinud ka metsatööstuse sees nõnda nimetatud siseopositsioon, mis kogub julgust. Et ka sõjaväe sees on kindlasti niisugune niimoodi, et tuleb hakata ja ametkondade sees on tekkinud 6 aastat tagasi oli võimatu leida ametnikku, kes oleks julgenud teha midagi looduslähedaselt head. Et nüüd on niimoodi, et nagu vaikselt see protsess ikkagi areneb meie kasuks. Mida praegu teeb Michal on see, et tema üritab lõhkuda, sest nad on aru saanud, et protsess on hakanud ravima ennast. Ja nüüd nad proovivad meeleheitlikult seda lõhkuda, et see 20% ametnikke lahti lasta. Kui see nüüd läheb nendele niimoodi, et hakatakse lahti laskma neid ametnikke, kes reaalselt teevad tööd või? No siis on selge, et antigi komanda kätte, et tuleb lahti saada nendest ametnikest, kes reaalselt teeksid tööd. Et mind teeb väga murelikuks, et Michal, peaminister ja riigisekretär on sukke saabas ja kutsuvad veel ettevõtjad, et kellest tuleb vabaneda. Et noh, kui see ei lõhna natukene nagu diktatuuri järgi Eesti riigis, siis ma ei tea, mille järgi. Et, ja mis on hästi oluline, on suhtlemine. Ma mõtlen, kas ma mõne ametniku olen nagu samusesse ka saatnud. Siis kui RMK mu isikliku lapsepõlve metsa maha lõikas, siis ma emotsioone tagasi ei hoidnud. Et siis ma küll olin ja siis jõudis sõnum väga kiiresti kohale ka. Ja muidugi ma vihkan kõige enam seda, kui nad proovivad valetada. Näituseks, et siis kui see kuusekoore üraski raie oli, inimesed helistasid, küsisid mu käest, et RMK hakkab kuusekoore üraski raiet tegema mingi 190 hektarit.
noh, muidu nad tegid mingi 1000 ja niimoodi vähe. Siis ma mõtlesin, et 190 hektariga terve Eestimaa peale RMK saab hakkama. Ma ütlesin, et ma usun, et seekord nad saavad hakkama. Panin oma maine ja pea panti, et RMK saab hakkama. Mida nad tegid? Nad kirjasid sihukese jama kokku, isegi üraskeid ei olnud. Ma käisin oma pojaga vaatamas. Ma mäletan neid videosid ja seda, kui sa käisid. Ja ei olnudki see midagi. Ja mida RMK oleks pidanud tegema? Nad oleks pidanud üles tunnistama. Arvesterijuhid ütlesid, et ei ole siin ühtegi üraskit, Mati. Ja mulle arvesterijuhid näitasid mu pojale neid masinaid, värke. Nad olid nii, nad ei olnud, muidu me oleme nagu sõjas. Aga kuna mul oli poeg kaasas, siis kõik arvesterijuhid sõideti langi serva, arvesterid seisid, näidati lapsele masina. Me olime nagu rahus olime ja siis suhtlesime. Aga mida tegi RMK? Helistasin RMK-sse, teavitasin, et kõrgemalt Tallinnas seda poolt, et kuulge, üraskeid ei ole. Et ilmselt ei tea. Ja RMK, mida tegi RMK? Selle asemel, et võtta oma töötajad vastutusele, kes selle käki kokku keerasid siin, hakkasid nemad seda kinni mätsima. Ja nad läksid sinna langile, panid ühe ilusa tütarlapse kõnelema. Selja taga olid palgid, mida mina olin just eelmine päev kontrollinud, et ühtegi üraskit ei ole ja tütarlaps räägib kaamerasse, kõik need palgid on üraskit täis. Ma ei leidnud oma lapsele ühte ainsat üraskit ka ja siis ma vihastasin ka ja siis ma läksin sinna samma kohta, kus see tütarlaps seisis. Ma teadsin täpselt, milline langus, ta valetas. Ma pilgutamata ja ma ütlesin, siin seisis see tütarlaps, siin ta rääkis, et need palgid on üraskit täis, tegelikult ei olnud ja see on lausvale. Siis ma ütlesin RMK nagu Venemaa. Ja vaat see oli valus. Ma ütlesin, et Venemaal teeb, asjad käivad nii nagu RMK kommunikatsioonijuht oli nii viha täis. Et nüüd me oleme maha rahunenud, aga ta vihastas isiklikul tasemel. Ta ei võtnud vastutust. Ta oleks pidanud võtma vastutuse kohe esimesest momendist. RMK juhatus oleks pidanud võtma vastutuse. Vaat see on üks asi, mida ma ei ole suutnud neile selgeks teha, et kui me avastame probleemi, kui kodanikud avastavad probleemid, siis te ei hakka seda kinni mätsima, vaid hakkate seda vaatama, et kus teie asutuse sees on probleem. Mis on praegu ametiasutuste kõige suurem viga, nad alati hakkavad kinni mätsima. Aga nad ei ole õppinud selgeks, et enam see kinni mätsimine ei toimi. Vanasti jah toimis, sest ei olnud kodanike algatuslikku liikumisi üle. Siis kinni mätsimine toimuski üli lihtsasti. Ja nad siiamaani ei ole aru saanud, et see ei toimi enam. Väga hästi teada. Raha on see, mis paneb see. Sest nendel on tarvis see, teeme ära, las need räägivad, aga meie saime selle raha. Kõik. Aga positiivse külje pealt Riigikontroll täiesti sõltumatu. See, mida see asutus teeb, on uskumatu. See on demokraatia. Meil on Riigikontrolliga ka kogemus, et me oleme saadud sinna mitut sorti infot ja siis meile tulevad tavaliselt vastused sellised, et täname info eest, et meil on oma tööplaan ja sellised nagu mitte midagi ütlevad vastused nagu sisuliselt, et sa isegi nagu mõtled, mis asja, et nägime nii palju vaeva, saatsime nii palju infot ja siis tuleb mingi ümmargune null vastus. Aga siis mingi hetke pärast kuuled, et kuidas mingid teemad hakkavad tõusma. Ja selle üle on olnud hea meel. Ja ma võin ütelda, et Riigikontroll on teie poolel väga suuresti. Et minu töö eeldab, et mul on kontakte kõikides asutustes. Ja ma näen, kus on nagu probleemid väga suured. Kapo on nagu täiesti kohutava. Selles mõttes, ma olen avalikult kriitiline Eesti kõige ohtlikuma julgeolekuasutuse suhtes, sest ma ei ole rahul nende tööga. Nad kõik ütlesid mulle otse, et Mati, et sa peaksid nagu meid kartma ka. Ma ütlesin, te turvate mind, te kaitsete mind. Ja minu töö on neid kritiseerida. Miks me peaks kartma? Ja, miks mina? Ma ei ole korruptiivne, ma ei ole midagi valesti teinud. Jah, ma võib-olla teen natuke nalja teie üle, kui ma kohtun nendega. Aga ma tahan, et hakkaksite tegema nagu tööd ja te peate survestama oma ülemusi, et see osakond luuakse, mis tegeleb nende ametnikega, kes looduskuritegevusega tegelevad. Et see on kapo töö, aga probleem on selles, et nad ei ole 8 aasta jooksul suutnud seda valdkonda seal luua. Et ma pöördusin ka meie
Lauri Läänemetsa poole selle probleemiga. Aga noh, tema ka ei jõudnud seda probleemi ära lahendada. Ta oli vist siis siseminister, nüüd visati välja. Nursipalu puhul on see ka ju keeruline veel, et kui sa tahad mingit informatsiooni saada, siis väga tihti tuleb ka vastused, et see või see asi on riigisaladusega kaetud ja seda infot me ei saa väljastada ja nii edasi. Taha koolitakse hästi. Ja, et on nagu hea tekki peale tõmmata jälle, kui midagi hakkab sealt no, see on väga suur probleem, et nad saavad igale asjale tempel. Põhimõtteliselt kõik need avalduste vastused, alguses oli 100 aastat salastatud. Jumal, ükskõik, kas on riigisaladus või mitte, mina tegin ikka avalikult. Mõtlesin, pangu kinni või anke trahv, aga nad ei julge mulle trahvi teha, sest Mati teeb kohe kisa, kui saab trahvi. Aga täiesti mõttetutel asjadel pannakse 100 aastat riigisaladust. Niimoodi, et sest ajakirjandus näeb, et Matile saadeti kiri, on ju vastus, aga kuna seal on see tempel peal, siis nad ei pääse ligi, siis nad ei näe, mida kirjutatakse. Noh, nüüd on nad sinna mingi 5 aasta peale jõudnud. Et alguses oli julmalt 100 aastat, on ju. Noh, ma nimetan ka seda progressiks, aga ikkagi see, et riigiametnikud topivad igale poole oma neid templeid peale või on... Sellel on mingisugune nõude, mida saab salastada, mida ei saa. Sellel on mingid reeglid. Ja, seal tegelikult on väga selge süsteem, aga kuna järjekordselt puudub nagu vastutus, et kui põhimõtteliselt nagu seadusvastaselt on ju paned riigisaladuse alla, siis sa ei saa mitte mingit noomitust või mitte midagi. Tegelikult peaks süsteem olema selline, et kui ametnik on 3 korda eksinud, saanud 3 käskkirja, siis ta lendab oma töölt. Aga meil on niimoodi, et mõni võib-olla surub isegi kätt, et sa nüüd panid neile, nüüd sa panid nii hästi ebaseadusliku asja. Seal on muidugi ka selline asi, et seal on isikuandmed, et kui seal on kellegi isikukood või aadress, tähendab, et see läheb isikuandmete kaitse alla ja sellepärast on ka tal see saladuse see märge peal, et kui nüüd inimene teab, inimesed ka ise ma olen küll näinud, on mullegi kirjutanud ja Nursipaluga, ei tohi, seal on see trahvaretne all, et inimene nüüd oma isikukoodi, kui ta ei taha, et seda nüüd ei avalikustaks, et inimesed ka ei tea ja siis on nagu ette tohutud, oi see on saladus, kuigi küsimus on inimeses endas, mitte selles infos, mis tal on. Kui pätt on, kuidas ütlen, et... Näituseks need avaldused või vastused avaldustele, mis mulle tuleb, seal ei ole ühtegi isiku andmestikku, mis läheks nagu salastatud info alla, nad lihtsalt peidavadki ära, et ajakirjandus ei näeks, et mis vastuse Mati saab, et kas läks menetlemiseks või mitte. Et näituseks prokuratuur argaldas selle Õngu raba asjus Krimmi asja, mis ma avastasin, et ma teadsin kohe, et kui ma põhimõtteliselt ma tegin RMK lõksu. Ma ei ütelnud neile, et ma avastasin selle tohutu kuritegevuse, vaid RMK pole siiamaani andeks andnud mulle, et ma neid tüssasin. Ma saatsin neile kirja, et ma lähen Hiiumaal, ma olin juba kõik ära kaardistanud. Et kuidas teil seal seis on? Ja siis sain vastuse niimoodi ja siis selle vastutavale RMK ametnikule ütlesin, et tegelikult on juba kõik juba mul ära vaadatud. Sa kurat! Ja RMK jagunes selle Krimmi asja puhul 2. Üks RMK töötaja ütles, Mati, sa vihastasid väga paljud välja. Nüüd nad tahavad sind vaikima panna, pane vaim valmis, telistas 2 tundi ette ära koosolekut. Siis ma teadsin, et nad tulevad mulle kallale. Ja siis ma olin juba niimoodi, et ma olin psühholoogiliselt valmis juba, et nad tulevad kallale ja tulidki. Ja siis ma peksin selle karja laiali. Aga siin ongi see, et see peab olema tohutu närv. Ja teine asi on see, et prokuratuur ei tule oma tööga toime. Ja siin on nagu, siin on nagu 2 sorti närvi vaja. Esimene asi on see, et kui sa lähed kohale ja siis sa pead saama sellest emotsioonist üle, kui sa näed seda, mis on reaalselt tehtud, missugust sigadust on tehtud. Sa pead sellest saama üle ja siis sa pead koguma ennast juba selleks kohe, et kuidas sa siis hakkad, mis sa siis ette võtad ja kuidas seda asja lahendad? Siin ongi niimoodi, et üks inimene ütles, Mati, sa pannud mingi plaadi peale. Et see, kuidas ta läheb mingi süsteemi sisse, et must tehti kunagi dokfilmi ja siis ta nägi, milline ma olen tavainimesena.
ja siis ta käis minuga kaasas nende tööasjades ja siis täiesti uskumatu, kuidas sa muutud. Ma ütlesin, et see on selleks vajalik, et ma vaimselt läbi ei põleks. Et see on õpitav. Seda emotsiooni tuleb hoida tagasi, sest vahest, kui sa ütled mõne asja väga julmalt välja ametnikule, siis tema ei unusta seda. Et mina saan kergenduse, et ma saan ta sinna kõige pimedamasse kohta saatsin, aga temal jääb see trott sisse. Et siin peab ka alati valima, kus võib olla hästi kriitiline. Näituseks, kui oli see Angerjate skandaal Rainer Vakral, siis meil oli kõva kisklus selle peale ja ma ütlesin, et ma tulen sinu juurde kohvi jooma siis, kui sa hakkad tööd tegema ja ma ei ole siiamaani läinud ta juurde kohvi jooma. Sest ta ei ole veel hakanud oma tööd korrektselt tegema ja mina keeldun Rainer Vakraga kokku saamast, sest ta ei tee oma tööd. Ja siis ta vahepeal kirjutab, et Mati, kas ikka tuleb kohvi jooma. Et noh, meil on vaja süsteemi, mis oleks tugev, jõuline ja see, mida praegu täpselt, mida praegu teevad kohalikud MTÜ-d, ka meie Nursipalu, julgustate tegelikult riigi ametnikke. See, kuidas nad nagu pärmi peal kasvavad ja tugevamaks ja jõulisem, just need noored. Muidu neil oli eeskuju ainult korrupeerunud ametnikud. Aga nüüd on neil eeskujuks ka see kodaniku algatuslik liikumine. Et nüüd on midagi lõpuks tekkinud, millele nad saavad tugineda. Loodan ka, et tuleb neid juurde, neid ausaid ja julgeid. Ja riigiametnikud peavad aru ka saama sellest, et nad ei saa eeldada, et kui nad teevad ka õiget asja, et siis kohe kukutakse neid kiitma. Sest tegelikult ülekaalus on ikkagi need, kes teevad jama. Nii kaua, kuni ülekaal on nende jamade käes, nii kaua ei saa eeldada, et keegi kukuks teid nagu tunnustama või kiitma. Omavahel jah. Mina vahest isegi olen ikkagi kirjutanud Facebooki, kui RMK on tõesti millegagi normaalselt hakkama saanud, aga seda juhtub aastas 2-3 korda heal juhul, võib-olla isegi mitte seda. Aga neid halbu postitusi RMK suhtes on mingi 30-40 võib-olla. Et see näitab seda, et probleem on ikkagi väga suur välja. Ja Nursipalu puhul ka, et need sõjaväelased come on, tehke suu lihtsalt lahti ja ütelge oma ülemustele, et me ei sõida kohalikest ülele. See lause jupp ei vaja 5 minutitki. Et ma ei saa, nad ei ole ju tegelikult halvad inimesed, aga võtke julgus kokku. Kui oli vee teema, siis sai öeldud, teie kohus on seista vee eest, mitte selle kaitsta siis kaitsejõude. See on teie ülesanne kohus on selle vee puhtuse eest seista. No täpselt ja me ei ole uhuud või? Et see on üks asi, mida meile proovitakse kogu aeg nagu külge kleepida. See on kommunikatsioonistrateegia. See on kõige lihtsam, vaata, et sa ütled teisele poolele, kellega tegelikult sa võiksid nagu, kes on oht, et ta kisub sind mõistlikusse debatti ja sa kardad ja tahad seda vältida, siis sa teed teise poole madalaks, on ju teiste silmis, et sa nagu umbes, et ei hakkagi temaga asju arutama. Et praegu ongi, et need, kes on aktiivselt võtnud sõna, vaata need tuulikud teemal või fosforiidi teemal, need, kes on juba need algatusi teinud, need ju hästi kiirelt, vaata, kuidas meedia püüab neid häbimärgistada, umbes, et nad ei ole üldse tõsiselt võetavad. Et selles mõttes on õudselt keeruline MTÜ-del ka vaata kasvama hakata, et paljude, ega osad lähevad araks ka vaata, osad ei ole nii kõva närvikavaga, näiteks sina oled, et tõmbavadki tagasi, aga samas jällegi mina näen jällegi seda rohkem, et mida rohkem nagu vägisi nagu seda maha surutakse, seda rohkem tekib seda jõudu vastu. Joo. See on kahe otsaga asi. Mäletad, oli see rahvavaenlase asi. Kui õudne see oli. Ja nad tahvadki nii samuti teha neid nagu tänapäevane siis Kuu või Kremli käsilased. See, mis vanast oli rahvavaenlane. Kes oli rahvavaenlane? Sõna see oli. Teisiti mõtleja. Jah. Teisiti mõtleja.
Need asjad on kõik vanasti. Demagoogia võte on sama, ainult siit pealkiri on muutunud. Valitsus on rahvavaenlased. Et me proovime siis kõigi nende seaduslike vahenditega, mis meil käes on, kaitsta seda loodust ja takistada sellist rumalat ja seadusevastaseid tegusid, on ju. Et üks, mis me oleme näiteks ka veel teinud MTÜ-ga, on see, et me oleme teinud liikide talgud, et tegelikult mul on hea meel, et Martin, sa tulid täna siia. Martin on selle liikide talgu idee autor tegelikult, kui tema käis selle mõtte välja. Ja praegu on hetkeseis selline, et me on reaalselt Keskkonnaametile esitatud üle 5000 isendi kaitsealuseid taimi. Vaata, kus mul see pilte oli. Aga ma vist kerin praegu valele poole, jah? Kerin teisele poole. Et üks, mida nad ei ole saanud ära keelata, on see, et me otsime ja võtame arvele kaitsealuseid taimi. Et meil oli, siin on konkreetselt nahkhiirte uuring, et nahkhiirt Mati Masing käis meil uurimas nahkhiiri juba 2023 aasta suvel. Tegi seal Lükkakülas ja erinevates piirkondades öisi vaatlusi. Tegelikult peaks seal veel tegema, sest ta ütles, et seal on potentsiaalselt, ta näeb, et seal on selliseid nahkhiirtele sobivaid elupaiku, aga ongi, et kui palju me jõuame nagu reaalselt endale seda lubada, et Mati Masing oli niigi meile väga vastutulelik, et siin nagu konkreetselt, see eramaa silt on lihtsalt, see oli sõbralik eramaa omanik, kelle maa peal siis panime ka öiseks need mõõteseadmed ja nahkhiirte uuringuga on niimoodi, et nende elupaigad on nüüd ka võetud ametlikult arvele ja me tegime ka ettepaneku püsielupaikade moodustamiseks, aga sealt oli mingi väga imelike põhjendustega vastus, et loomulikult neid teha ei taha, aga eks me siis proovime uuesti põhjendada. Nii, siin on üks, see ei ole küll, ütleme, et tiitne pühapaik Jumalläte, mis on seal Nursipalus. Et see ei ole küll otseselt nagu selle liigikaitsega seotud, aga see on ka üks piirkond, kus on palju kaitsealuseid liike. Seal samas ühel pool on kohe Timmase loodusala ja teisel pool on siis need palukarukellad, mida me avastasime ja üle selle Jumallätte näiteks oli planeeritud laskekoridor raadamisega. Me oleme nagu proovinud seda ka nagu säilitada, et see Jumallätte jääks sinna alles. Ma ei tea, võib-olla võiks suvel teha ühe väikse ekskursiooni, mis te arvate, kas oleks nagu huvilisi, teeks väikse matka sinna Nursipalu erinevatesse huvitavatesse kohtadesse. Võiks kohe minna. Osad teed on maru porised. Ma käisin, üleeile käisin seal Jumallätte lähedal, et need nii-öelda need 60 uut soomutit on nüüd mõned, mis olid, ma nägin paari seal metsa all. Osad teed on ikka päris üles keeratud. Et peab natuke ootama, kuni tahenevad teed. Aga mida me oleme, siin on lihtsalt mõned ilusad pildid, aga näiteks kohe mingi, siin on nagu, see oli esimene, mis me tegime, oli, et luua vastukaaluks nagu, et hakataks teistmoodi ka diskussiooni pidama, et tegime ettepaneku MTÜ poolt luua Nursipalu rahvuspark. Kanal 2 isegi korra käis läbi, aga et me oleme proovinud kogu aeg seda looduskaitset sinna pilti tuua. Et mis on huvitav, et siiamaani meil on vastatud umbes kirjaga, mingi umbmäärase kirjaga, aga tegelikult looduskaitseseaduse järgi peab Keskkonnaamet tegema otsuse, kas jah või ei otsuse, kas park tuleb või park ei tule. Seda otsust ei ole veel tehtud. Seda tuleb jälle nõuda. Nad ei tee seda otsust selle pärast, sest otsuse saab kaevata kohtusse. Nad saadavad meile ümmargusi kirju. Aga meie muudki esitame argumente juurde ja praegu me oleme selle rahvuspargi, ütleme, idee esitanud. Siis peale seda me oleme esitanud veel Tõrva-Ahupalu kaitseala, et ka nagu juppide kaupa erinevaid nagu kaitseala ettepanekuid.
ja tegelikult Nursipalus ongi väga väga palju loodusväärtusi, vääriselupaiku ja väga paljud piirkonnad on ka ju uurimata. Ja me siis neid suvel siis oma jõududega uurisime, et kes tunneb, et ta tahaks kaasa lüüa, siis me praegu planeerime järgmist aastat. Et andke märku, see ei ole keeruline, kes julgeb ja tahab metsas käia. Ei pea üksi käima. Ja me käime 3, ütleme, kõige optimaalsem on selline 4 grupp võib-olla käia nagu koos ja meil on nagu jah, Martin on meile teinud aluskaarte selleni välja, kus me näeme mulla tingimusi ja selle järgi oskame vaadata, kust mis taimi otsida. Ja siis see on nagu see positiivne pool sellest tööst, mis me teeme, et sa lähed ja sa teed ja leiad ja saad midagi head teha. Ja neid samasid palukarukellasid avastasime, et neid oli ka enne seal teada kuskil paarsada või alla tolle. Aga nüüd on üle 1000 palukarukella ja see on sealsamas Kohandupalu piirkonnas, kus tahetakse teha raadamine. Oleme leidnud üle 1000 palukarukella isendi. Kusjuures meie metoodika lugemisel oli veel selline, et me lugesime puhmikud üheks isendiks. Et ta oli nagu koos, me võiksime sealt ka eraldi, seal on metoodika küsimus lihtsalt. Et lisaks laialihiilist neiuvaipa leidsime sealt väga mitmeid kasvukohti. Ütleme, et ma ei hakka võib-olla nendes selle praegu peatuma, et mis kategooria, mis kaitsestaatus kõigil on, see pole liiga spetsiifiline, aga palukarukell on Euroopas rangelt kaitstav liik ja nüüd KIK tellis siis palukarukella eksperthinnangu, sest nad avastasid, et seal teekoridoris oli, nende teada siis oli üks palukarukell tollel hetkel, kui nad tellisid, et too tuleb ümber istutada. Nii. Nad tellisid selle eksperthinnangu ära. Ekspert käis, kusjuures Eesti Orhideekaitseklubi tegi selle eksperthinnangu ja nad tegid väga korraliku ja põhjaliku töö. Nad käisid läbi kõik Võrumaa teadaolevad palukarukellade kasvukohad ja nad hindasid ohtrust, arvukust, püsimajäämise perspektiivi ja nii edasi ja ütlesid, et kõige esinduslikum on just seal Nursipalus. Ja et võib olla Eesti kõige esinduslikum kasvukoht üldse palukarukelladel ja tegid ettepaneku see kasvukoht kaitse alla võtta. Ja siis oli seal kuidagi, et aga kui ei ole mitte kuidagi teisiti võimalik, siis tuleb need kaitsealused liigid sealt raadamisalalt ümber istutada. Ja ka Orhideekaitseklubi nägi siis ette konkreetselt väga sellised konkreetsed tingimused, kuidas seda istutamist tohib teha ja nii edasi. Ja siis nemad leidsid ka sealt veel juurde. Nii et üle 1000 on praegu teada selles piirkonnas. Ma hetkel ei oska öelda, kui palju jääb raadamisalale, aga praegu ütleme, et teekoridoridesse, kust võeti mets maha, jäi umbes 21 või 22 palukarukella taime ja 100 neiuvaipa. Ja siis KIK avastas, et need tuleb nüüd siis hästi kiiresti ümber istutada. See tehti, siis avastus tehti läinud sügisel ja siis tehti Keskkonnaamet andis vastava korralduse välja. Oktoobri lõpupoolel 21 käisime metsas vaatamas, olid kõik veel alles ja 22 olid juba ümber istutatud. See korraldus anti välja vist 19 või? Kuu lõpupoole tõesti kiiresti. Järgmisel päeval olime me juba keskkonnainspektoriga seda lagastustööd seal kirja panemas, mis seal tehtud oli, sest Kiiu ka käis seal, me tulime koos. Me nägime, seal oli ka istutatud ümber 100 laialihist neiuvaipa
mis on küll 3. kategooria liik, aga ka seal peaks olema eksperthinnang, ennem seda ei olnud. Oli võetud poole labida sügavuselt, kuigi nähakse ette, et tuleb võtta 90 sentimeetrilise sellise mullapalliga, kuna tegemist on ikkagi kaitsealuste liikidega. No rangelt kaitstud liigid Euroopas, jah, seal on oma kindel, no ekspert oli kirjutanud ette, et kuidas tuleb võtta see 90x90 mullapall, eks ju, siis oli ette nähtud koht, kuhu tuleb viia, no kuna ja taimed pidi olema märgistatud juulikuus, aga kuna neil ei olnud septembris ju üldsegi märgistatud seda, no siis nad, lehed on maha läinud, no siis nad arvasid, näiteks seal oli üks tulikas ümber istutatud selle palukaru kella pähe ja siis nad olid üldse õigesse paika istutanud, siis nad olid hoopis teisele poole teed istutanud. Ühesõnaga see asi on meil nüüd kohtus ja kohtus tuli. Seal see roosa joon, ma ei tea, kas te näete, siin on nagu selline metsatee, mis nagu ristisid jookseb läbi ja need rohelised laigud seal all. Sinna oli ekspert näinud ette palukaru kella istutamise potentsiaalsed kohad, et kuhu võiks ümber istutada. Aga ütleme, et see eksperthinnang tehti juunis kunagi, aga me terve suve jooksul esitasime Keskkonnaametile nii palju kaitsealuseid liike, et sinna enam ei mahtunud. Ja isegi nad ei küsinud eksperdi käest ka uut arvamust, vaid KIK ise arvas, et istutame siis teisele poole teed. Ekspert ei olnud kaasas, kusjuures eksperti arvamuses oli kirjas, et ekspert peab olema kaasas. No, see on nii tundlik taim ja seal ei saa üks keskkonnaametnik ise, aga keskkonnaametnik arvas, et tema on nii tark. Tema läks kaasa, tema ütles, paneme siia samasse maha, eks ole, paneme tulika maha. No. Kusjuures ta ütles, et KIK ütles. No, võt, jah. KIK käskis või ütles, aga nemad olid nõus, et tegelikult nemad vastutavad. Nemad poleks tohtinud lasta seda niimoodi suvaliselt seal teha. Ja istutatigi siis need 20 palukaru kella taime nende tärnikestega tähistatud kohtadest. Seal nad kasvasid, istutati siis sinna laigu sisse. Mis olema palju suurem ja laialdasem ja teisel pool teed ja hoopis. Aga need on ju tulnud auto ise või see on loodus ise kandnud sinna ja nad on võtnud aega see kohaneksid. Ja kui paned suvalisse kohta, ei lähe kasvama. Ei lähe nii, et mis sest loost saab, et juurest. Ja istutati augustis, öökülmad olid juba olnud. Vegetatsiooniperiood ju, või oktoobris muidugi, et hiljemalt augustis nad oleks võinud veel teha, aga mis looduskaitse selle peale kostis? Midagi ei saanud teha. Ei no looduskaitse ise ju tegi, siis looduskaitse oleks pidanud kutsuma eksperdi, aga kuna tema ei kutsunud eksperti, tema oli kaasas Keskkonnaameti ametnik, tema ütles, et paneme siia poole teed, eks ole, mitte sinna, kus ekspert ette nägi. Ütles, et ta ei olnud juures, kui kopaga sealt ei võetud mitte siis 90x90, vaid üks oli siis võetud seal tee äärest ligistatud. Tegime pilti, panime selle pastaka või tikutopsi sinna peale, niisugune, sõnaga hävitasid need taimed. Tegelikult selle eest ilmselt tuleb kahju nõue, sest see on küll nüüd juhtum, kus peaks päriselt ka võtma need taimede hävitajad konkreetselt ka vastutusele. Sest hetkel on see olukord, see on meil asi on kohtus ja see on meil nüüd, see on selliselt huvitavalt käinud jällegi väga pikalt. See on Riigikohtust nüüd tagasi tuli, et alakohus peab hakkama seda arutama ja siis Riigikoht tuli välja, vaat see ongi see lugu, kus ma siin, ma ei tea, siin või seal ennist, et Keskkonnaameti ametnik, et neid on nii palju, et ta ei jäänud rahule, vaid kaebas siis veel ka ringkonnakohtu otsuse siis nüüd Riigikohtusse, Riigikohus ei võtnud seda arutusele, et lihtsalt liiga palju on ilmselt juriste ja liiga ebapädevad, et loe seadust. Sa ikka igal pool ei saa oma lollust ajada. Kui on seadus, siis on seadus ja käib seaduse radapidi. Et Keskkonnaamet kaebas selle edasi, et meie kaebasime, et ringkonnakohus võttis meie kaebuse menetlusse. Siis Keskkonnaamet kaebas Riigikohtule selle peale. Et ei tohiks menetlusse võtta, võeti menetlusse. Ja Riigikohus ütles, et Keskkonnaameti kaebus, tema ei tegele sellega. Ja saatis praegu selle asja lahendamiseks esimesse astmesse tagasi, et täielik korruptsioon.
no korruptsioon jah, ja noh. Ma imestan seda, et kui Keskkonnaamet näeb, et neid rikkumisi on nii palju, need on ka dokumenteeritud ja tõendatavad, siis neil on ikkagi nagu jultumust või ikkagi nad nagu pressivad edasi, et veel kaebavad nagu. Kaitseb oma ametniku seljatagust ja iseendi seljatagust, rikuvad seadust ja noh, ilmselt KIK-i survele allusid, aga noh, kui sul on seadus, mis sa allud siis teise riigiameti survele? Mina isiklikult arvan, et need Keskkonnaameti juristid tuleb välja vahetada. Just, ma arvan seda sama. Sest see on Keskkonnaametis üks tõsine probleem. Sa oled ka sellega kokku. Jah, et need juristid liiga palju ja liiga ebapädevad. Kas on veel kuidagi kedagi asemele panna? Ma peaks ütlema, et on võimalik ja üks asi, mis mind tegelikult hämmastab, et mille peale nagu riik ise ei ole tulnud, on igal riigiasutusel on PR-osakonnad. Miks nad ei võta ühendust? Can you upload in the computer or something? Yeah, but it even doesn't react. Is telephone okay? I think it is a little tired. I think. It will be okay. Maybe we should put a camera here. I have a camera. Riigiasutused on vist 20 aastat selles maas sellest, et tegelikult riik peab tulema ise ka rahva juurde. Mitte ei pea meie kogu aeg proovima nad sinna sisse lõidata, vaid nad peavad ise ka hakkama huvi tundma, et mis toimub. Sest nad ei käi kohtuses. Ma leidsin kunagi 2 riigiametnikud, kes metsa rääkisid. Metsast saab välja, et mis räägiti, millest ei ole juhtunud. I hope it's not true. I hope it's not true.